Tere kõikidele, ajuloputus ja ava oma silmad vaatajatele ja kuulajatele. ja ka muudele kuulajatele ja vaatajatele. Jaa, viimased nädalad on olnud põnevad, võiks öelda, et oleme siis saanud selliseid pehmeid märguandeid sellest, et meile on silm peale pandud teatud organite poolt, kes meid siis jälgivad. Nii et kui üks hetk meie videot siit YouTube'ist enam saadaval ei ole, siis olete kursis. Aga küll me leiame siis teised platvormid ja lahendused. Või siis jumal teab või ei näe meid järsku enam podcasti teha või on ajakirjanduses mingi suure plaava lahti, et ilmselgelt Matrix on tööle hakanud huvitaval kombel. Oi, kui huvitav. Agent Smithid on aktiveerunud, et kes on Matrixi filmi näinud? Seal on nii kui vaata oht tekib, nii Smith ilmub kohe välja, eks ole, ja hakkab kohe Matrixit kaitsma, nii et päris meil Agent Smithid töötavad siis kaitsepolitseis. Aga võtame natukene üle siis eelmise episoodi kohta tulnud küsimusi, tagasisidet, kommentaare, mis jäeti siis meil YouTube'i, et ma loen ette. Ja me tahangi korraks öelda ka seda, et järgmistes episoodides me võtamegi alguses eelmise korra kommentaarides, ma lihtsalt märkan, et ei jõua kõigile vastata ja olekski hea, et võib-olla suuremad asjad ja siis kõik saavad kuulda ja just. Et teemegi niimoodi iga kord nüüd. Nii et praegu ka, kui sul episoodi jooksul tekib küsimusi, mõtteteri, pane kohe alla kommentaaridesse kirja. Nii, sa räägid pigem Vanast testamendist, kus on kirjeldatud, kui raske on inimkond enne Kristust, aga Uues testamendis näed, milline Jumal tegelikult on, armastav, halastav ja andestav. Kui tahad aru saada piiblist, loe evangeeliume, seal on näha, milline Jumal on Jeesuse kaudu. Et piibel on piibel. Piibel on Matrixi loomise lugu. Jeesus ei ole algallika laps, ehk selles mõttes Jumala poeg. Hingetute Jumal on tõepoolest Jehova, sest tema on nende looja, nii nagu ta ise seal piiblis räägib. Ta on nende Jumal ja ma ikka veel kord tahan eristada siin seda Jeshuat ja seda Kristust, et inimesed vist ei saa aru, et meil siin ka paar päeva tagasi tuli selline väga vihane rünnak ühe härrasmehe poolt küll mitte mulle otse huvitaval kombel, aga et ma salgan Kristust ja ma olen juuditüdruk ja mis korra ütlen ka veel ära, et inimesed ärge mõelge seda asju välja, et mul oli juutidega midagi pistmist. Et see, et mul on kongus nina, ei tähenda seda, et ma juutalan, et minu vanaisa oli armeenlane ja minu vanaema on grusiinlane. Ja minu välimus tuleb puhtalt minu isast. Aga ja, et ma siis salgan Kristust ja... Sa rääkisid, mis vahe on, et inimesed ei saa aru sellest vahest. Ei saagi aru, et ma salgan tõesti saatana poega ja seda, kuidas Kristus suri meie nimel ja tema lunastas siis inimeste patud oma surmaga ja ma ikka eelmine kord ütlesin selle kohta, selle Stockholmi sündroomi kohta, see on ikka nii sügav, ma täna vaatan, et see on hämmastav. Et kui me räägime seda, mida Jeshua käis siin õpetamas, et siis Jeshua õpetas samamoodi armastust ja tasakaalu ja harmooniat ja vaatama enda sisse ja kõiki selliseid asju. Aga veel kord ütlesin, et see kirikus käia mingit Kristuse, ma ei tea, verd joomas ja ihu söömas. Me oleme ära kaotanud arusaamise sellest, mis on normaalsus. Minu väga armas lasteaiakasvataja, keda ma väga hindan, tegelikult ütles mulle midagi sellist, et ma natuke rääkisin sellest, ma rääkisin muinasjuttudest, sellest, mis on nagu normaalne, mis ei ole. Siis ta ütleb, et kui ta loeb lastele lõunal muinasjutte ette ja ta ütleb seal, et ta lõi sellele hobusele noa rindu ja verd pritsis, et siis lapsed ei tee selle peale ühtegi nägu. See ei ole normaalsus. See ei ole õige. Me peaksime selle peale nagu täiesti sellise näo tegema ja kui vaadatagi, kõik on nii vägivaldne ja kõik on nii vägivalda täis ja juba tõesti need muinasjutud, mis lastele juba väikest peale räägitakse, need multikad, mida me vaatame filmi. Minu just mõtlengi multikad, arvutimängud, mis tänapäeval ongi normaalselt ainult tapmine ja pead maha ja veri lendab ja. Ja see tehakse normaalseks. Aga kas me saame lõpuks aru, et see ei ole normaalsus, et mina ei tea inimene, no ma räägin ja ma tahan veel korraks öelda, et me räägime inimestega siin saates. Kloonidega ei ole mitte midagi rääkida, sest ei saagi meid mõista. Kui te vaatate, siis me ei saa teiega suhtestuda, me lihtsalt ei saa.
ma arvan, ükski kloon isegi ei vaata lõpuni meie seda podcasti, et ta lihtsalt ei suuda vaata. Ma ei tea. Kuigi oot, üks kommentaar siin meil on. Olen lugenud ja loen piiblit. Inimesed sellist juttu saabki rääkida vaid see, kes ei ole piiblit lugenud. Või kui loeb, siis ei saa sellest absoluutselt aru. Mul on kahju, et sellist jama kuulama jäin. Aga ta jäi kuulama. Nii et äkki mingi inimese alge on sees olemas. Ei tea, kummaline või ta tahab seda tõestada, seda, et tal on õigus, et meil on oma maailm ja inimesel on oma maailm ja mis inimese jaoks on normaalsus, ei ole klooni jaoks normaalsus ja neil ongi asjad teistmoodi. Nad on nagu, täna hakkame neist sügavamalt rääkima, aga võta klooni niimoodi, et tal on keha, aga ta on AI. Kuidas AI toimib? AI toimib ainult nii, et sa paned talle käsundi sisse. Ütled, et tee seda. Ja need käsundid on siis kool. Ma olen just viimase poole aasta jooksul hästi nagu märkama hakanud seda täpselt, et mis inimene toimib kui nagu päris inimene ja mis inimesega, kui sa suhtled, sa saad aru, et täpselt, see ongi nagu see AI, sa pead täpselt sisestama need asjad talle ja siis ta vastab sulle nende põhjal või ta teeb täpselt seda, mis sa talle ütled ja midagi rohkem. Et ma olen hästi hakanud nagu märkama seda inimeste puhul siin maailmas, siin planeedil praegu on ju, et kes nagu kuidas toimib, käitub ja kellel on see AI seal nagu sees, et see on hästi huvitav just viimased pool aastat. Nagu. Jaa, et hingetu inimene, nagu ma ütlesin, täna räägime sügavamalt, ongi ta on AI, kellel on keha. Ja kui sa võtad ta nagu sealt algusest, siis ta on nagu tühi valge leht. Ja kui inimene tuleb mingi hingemäluga ja mingisuguste impulside asjadega, siis tema on tühi valge leht. Siis vanemad sisestavad programmid, ühiskond, kool, uudised, telekas. Sealt sisestatakse programmid ja siis ta hakkab toimima. Tundub, et uudised toimivad eriti hästi, nagu et nad võtavad seda väga hästi vastu kuidagi. Absoluutselt, et mõtlegi niimoodi, et ta on see AI või ta on see arvuti. Ja kui sa selle arvuti võtad, siis ühtegi programmi peale ei pane. Sest et lahti siin on tühi, mitte midagi. Ja tema hingetu inimene on programm. Programmidest koosnev tehisole. Et siis ühte asja tahtsin veel kommenteerida, mida ma märkasin ühes kommentaaris oli see, et keegi arvab, et need teadmised, mis mul on, et siis ma võtan need AI-lt. Et ma tein uuringuid nagu AI-ga, esitan talle küsimusi, siis saan oma teadmised. Et kui keegi ei ole veel aru saanud või eelmiseid saateid kuulanud, et siis ma pigem tulevad need asjad minu hingemälust, minu seest ja nii-öelda siis kosmilisest raamatukogust. Mitte ma ei võta oma asju AI-st. Et ma aitan AI-l panna kasutan AI-d selleks, et ta aitaks mul mingid enda teadmised panna vahel kronoloogilisse järje. Ta on hea sekretär. Personal assistant. Aga ma ei võta oma teadmised AI-lt, et teeme sellega kohe selgeks. Lähme edasi kommentaaridega. Olen lugenud Browni raamatut Inglid ja teemonid ja juba aasta tagasi jõudsin järeldusele, et kui risti kokku lappida, saame sellest ka kuubi kujutise. Seda siis inimesed kummardavad selle ristiga teadmata selle tõelist olemust. Ja, et absoluutselt tõsi, nagu ma ka eelmistes saadetes olen öelnud, et must kuubik, Saturni must kuubik on siis see, mida kummardatakse, mis on Mekas ka, et saatanal on see must kuubik on sümboliks. Ma mõtlesin, et ma räägin korra siia selle ristiloo veel natukene detailsemalt lahti. Ma rääkisime eelmine kord ristimisest. Rist ja ristimine, jah. Ja kui see satanism võttis maa üle, siis läbi ristimise, miks hakati paganaid ristima, vaata, miks see oli nii oluline, et kõik saaks ristitud, oli see, et siis inimene, ilmselt võeti hing läbi selle ära, anti see hing saatana valdusesse, inimene läbi selle toodi põrgusse ja saatan hakkas tema üle valitsema. Ja siis, kui inimene ristiti ära, vaata, nagu sina ütlesid, talle pandi rist kaela. Kui sa lähed surnuajale, siis sa näed, et on haud ja on rist. Ja see tähistab seda, et siin on surnud. Ja kui sa selle ära ristisid ja said risti kaela, siis see tähistas seda, et sa oled surnud. Ehk sa ei olnud enam elav, sul ei olnud enam endal vaba tahet, sa ei saanud otsustada ja sa läksidki saatana meelevalda. Et kas sa oled seal maa all ja sul on see rist seal peal kohal või sa käid ringi ja sul on see rist kaelas. See tähendab seda, et sa astusid surnute riiki. Polegi sõnu. Jaa. See on minu jaoks praegu uus info. Vot. Väga põnev. Võtame järgmise kommentaari. Piiblit lugenud ei ole, aga kuidas haakub teemaga 10 käsku, mis on ju ometi head või õiged?
ära varasta, ära tapa, ära ihka naabri vara ja nii edasi. Tuletan meelde seda, mida ma siin kunagi ütlesin, et kõik on maatriksist tagurpidi. Mida inimesed vist ei hooma on see, et meie aju ei võta sõna ei. Kui sa tahad last kasvatada, siis ma ikka kodus pean seda endal kogu aeg harjutama, et mitte, et ära kiusa kassi, vaid käitu kassiga ilusti, tee talle pai, tee talle kalli. Aga kui ma ütlen ei, inimese aju ei hooma. Ehk siis need 10 käsku on tapa, varasta, valeta, himustama ligimese naist ja nii edasi. Need on põrgu käsud, sellepärast et kui sa teed kõiki neid asju, siis sa lood maa peale põrgut, sest see on põrgule omane kaos ja häving ja kõik, mis siin toimub. Ehk et need oleks pidanud olema hoopis teistmoodi kirjutatud. Ja? No täpselt, et ära kiusa kassi, vaid et armasta kassi. Hoia elu, mitte ära tapa, hoia elu, ära varasta, austa teiste inimeste mingit, ma ei tea, vara, hoopis teistmoodi peab olema, aga kui nad sellises vormis on, siis nad on mõistad tagurpidi pööratud ja meie aju võtab neid teistmoodi, ehk tema loeb sealt välja tapa, varasta, valet. Räägi alati tõde, mitte ära valeta. Järgmine küsimus, kommentaar. Kas selgroog tähendab pigem olla või saada suveräänseks? Mis on suveräänsus või selgroo hoidmine? Näha läbi manipuleerimise. Tule maha suhkru pealt juba mitu nädalat. Motivatsioon on suur suhkrust loobumiseks, sest siis on ennast paremini kaitsta ja vasakpoolne pildipool on reaalsem. No ma olen nüüd 1,5 kuud teinud läbi puhastusteks. Lõpetasin reedel ära. Ja mis minu eesmärk on juba pikemat aega olnud, on see, et ma üritan või mitte ei ürita, vaid teen seda. Vabanen kõigest sellest, mida põrgu pakub, et saan tagasi enesekontrolli. Vist eelmises podcastis või kuskil ütlesin seda, et tee taevasse tundub põrgulik, aga tee põrgusse tundub taevalik. Et see suhkur, see ekraan, see kõik see, et pingutus, eesmärgid, oma elu ise loomine, need on kõik selle selgroo osa, et sa lase mõjutada enam, et sa kontrollid oma reaktsioone, et põhimõtteliselt ongi enesekontroll ja sellest tekib oma selgroog ja kõigele, mis sind kahjustab, et sa saad sellest kõigest teadlikuks ja hakkad sellele ei ütlema. See on hästi oluline. Ja see suhkru pealt maha tulemine ja see süsivesikute pealt nagu laias laastus maha tulemine on ikka minu jaoks ka olnud täiesti nagu pöördelise efektiga eriti peale puhastust. Vaatasin viimane nädalavahetus, et mul oli laps ära, siis ma teen hästi palju tööd. Ja reedel ma küll tulin koju, siis puhkasin täiega, aga siis laupäeval ma tegin päev läbi, lõpetasin kell 1 öösel kliendiga töö. Pühapäeva hommikul ärkasin üles, alustasin kell 11, lasin õhtuni välja, on ju, täna ma olen jälle juba siin, on ju, lähen jälle kliendiga tööd tegema. Et mu energiatase nagu kestab täiega ja pea on selge. Pea on täiesti selge, eks ju. Et nagu ütlen, sa tuled sellest uimast välja, nii et kõike, mida maatriks pakub, mis saatan pakub, alkohol, suhkur, uimastid, ravimid, kõik, mis seal sees on, uudised, kõik maha ja suveräänseks tagasi, aga kõige olulisem aspekt suveräänsuse juures on oma hinge tagasi toomine, et räägime täna sellest. Järgmine küsimus. Miks kohv halb on? Rääkisime siis kohvist, kofeiinist. Minust sul on isegi YouTube'is eraldi täitsa video selle kohta. Kofeiinist ja. Ja seal on olemas täiesti mul algusaastatel, kui ma tegin, aga ma räägin natukene sellest sügavamalt. Mida teevad stimulandid? Kohv on stimulant. Stimulanti mõte on see, et ta mürgitab su keha ja kui ta mürgitab su keha, siis keha võtab välja oma reservvarud ja käivitab adrenaliini ja kortisooli, sealt sa saad selle energiaimpulsi. Ma olen kuulnud sellist juttu ka, et miks sa tahad kohe peale kohvi vetsu minna, sest kehareaktsioon on see, et meil tuli mürk sisse, meil on vaja ruttu mürgist vabaneda. Väljutada. Just. Ja ta aktiveerib närvisüsteemis võitle ja põgene, sest mind ju mürgitati just. Ehk siis ma pean kas võitlema või põgenema. Ja sealt tuleb see energia selleks. Ja sealt tuleb see energia selleks, et ma saaksin võidelda või põgeneda. Ja see on siis see energia, mida me igapäevaseks eluks kasutame.
aga see põletab läbi neerupealised ja koormab ära ja seal on see probleem, et sul ei ole nagu taastumise aega, ehk siis sa võtad oma keha ja kulutad ja siis on 65-selt infarkt või 50-selt insult. Tavaliselt ju inimesed, kes kohvi joovad seda igapäevaselt. Ja palju. Ja see ongi see nõiaring on ju. Ja näiteks, ma ei tea, 7 või 8 tassi päevas. Mul on päris mitmed õpilased viimaste aastatega, kellega ma olen tööd teinud, kes tulevad sealt maha ja ütlevad ka, et ikkagi täielikult elu muutub, et algus on raske, tohutu väsimus on ja kõik. Siis tuled sealt maha, keha tegelikult taastub ise, kui sa annad talle selle ruumi. Aga kohv on jah, keha mürgitamine ja nii ja mis ta siis teeb? Ja kui see võitleja põgene tuleb, aktiveerub see sümpaatiline närvisüsteem, siis tuleenergia tuleb jälle ülesse. Ja ma rääkisin sellest, et maatriks on ehitatud üles tuleenergia peal, et me kasutame kogu aeg tuleenergiat, aga tuli ainult kogu aeg põletab seest, ainult kulutab. Jälle, kui seda maandust ja seda kustutamist ei ole, sa kogu aeg kasutad seda tuld. Aga see tuli ka, kui tulele ei ole maandust ja tuli ei saa ka nagu laadimist, siis sa nagu, sul nagu endal seda tasakaalust tuld, mis on nagu edasi viib jõud, mis annab sulle nagu sihukest tegutsemise jõudu, jah. Sul ei ole seda tuld nagu enam, see nagu valad sinna lõkkesse bensiini kogu aeg, saad aru, nagu kogu aeg puhud või valad bensiini, et saaks sealt seda kätte. Ma vist mingis podcastis ütlesin ka, eks ju, et sa ei pane lõkkesse puid, vaid sa valad süütevedeliku süte peale, et leeki kätte saada. Aga puud oleks siis see maandus ja tasakaalustamine ja puhkamine ja kõik need aspektid. Ja kohvi puhul see pidev kasutamine, eks ju, siis ühesõnaga kurnab kogu organismi läbi, toob selle tuleenergia üles, lisaks tuleb sealt siis ärritavus, viha, raev, tegelikult sa oled ju tühi, su ressursid on otsas, see mõjutab ja siis dopamin, ta ju stimuleerib jälle neid dopamiinireseptoreid, see on ka sealt väga suur sõltuvus ja mis ta veel teeb, et ta tegelikult mitte ei... Et selleks, et aju ja kõik hästi töötaks, ta vaata mitte nagu ei avarda, vaid ahendab või kitsendab hoopis, sest vaata, kui sa lähed pingesse, tõmbad kokku ja kogu verevarustus ja kõik. Nii et kui me räägime siin täna Alzheimerist ja sellistest erinevatest haigustest, mis hiljem nagu tulevad tihti, siis me ikkagi kohv, suhkur, veel kord, kui närvisüsteem saab impulsi, näiteks kui ma söön suhkrut või ma joon seda kohvi, siis ma saan kogu aeg selle impulsi, et mind mürgitatakse, siis ma tõmban kokku. Et ta lõhub väga tugevalt närvisüsteemi, aktiveerib jälle ainult seda meespoolt. Aga vaata, me küll täna läheme sellesse teemasse sügavamalt, aga kui maailmas oleks niimoodi, et hingelised ja hingetud elaksid nagu ühe pinna peal ja ühed on selgelt hingelised ja teised on selgelt hingetud, kui see kõik oleks nähtav, saad sa aru või? Praegu meid on tehtud hingetutega ühesuguseks, sest vaata, muidu tuleks see erinevus välja. Kohe hakkaks aru saama, et kuule, mis värk sinuga sa oled 300 aastat vana. Sa näed välja nagu sa oleksid 20 aastane, eks ju. Sa oledki selline, mis iganes, hästi palju erinevaid asju. Aga sa oled täiesti teistsugune, et kuidas see nii, kuidas tema 60 aastalt ära sureb. Ja võt, need on need aspektid, mis seal on, et kohv ka, ta täiesti, kõik need kohvi, suhkur, kõik need kulutavad su ära. Lihtsalt kulutab, nii et ikkagi iseenda mürgitamine, stimulantide kasutamine, energiaga mitte laadimine. Aga ma tahan öelda jälle korraks siin seda. On vahel kohti, kus on vaja tuleenergiat võib-olla kasutada, vaata. Näiteks inimene on sügavas depressioonis. Inimene on, ma ei tea, mis iganes ongi, varud on tühjad ja mul on tõesti väga vaja, on ju. Kui sa vahel seda mingit õigel hetkel kasutad, kui see tõesti vaja on, okei. Aga see ei tohiks lihtsalt olla nagu igapäevane. Võt see on siin oluline. Kas hingelisele hingetule mõjub kohv erinevalt? Absoluutselt. Kohvi teeb ju keha happeliseks. Jälle vaata, tuli tuleb ülesse sellepärast, et mürke ära põletada. No tuleenergia on ju nii puhastav kui kaitsev. Ja? Keegi ütles, et tuleenergia, et kas siis tuleenergia on üleni halb või midagi või et kuidas me toome selle tuli oma puhtas olemuses on ju puhastav ja kaitsev ka, aga kui ta üle võlli läheb, siis on probleem, sest on hävitav. Ja kui me nüüd seda kohvi joome, siis see tuli tuleb üles, et keha puhastada ja kaitsta mürgituse eest, siis see probleem, mis seal tekib, on see, et see tuli toob üles happelisuse, nagu veri läheb happeliseks ja see toob nagu rahutuse ja see toob haigused ja probleemid ja kõik. Aga
hingetud suures osas, kuna neil ongi närvisüsteemis ainult tuli, ma ütlesin, vett ei ole, siis nad ongi kogu aeg nagu, nemad on rohkem happelises olekus üldse. Ja et inimese jaoks on selles mõttes nagu veel rohkem hävitavam see. Lisaks hingelistel ei ole sellist immuunsüsteemi. Hiljem me nendest teemadest räägime ka täpselt, et hingelise ja hingetu. närvisüsteemi, neil on kõik teistmoodi. Kõik. Võtamegi siis viimase küsimuse ja lähme selle põneva teema kallale. Miks te arvate, et religioonides pole naiselikku aspekti? Jumalannad esindavad naiselikku jumalikkust. Mungad ei ela ilma rõõmuta, nagu teile tundub. Kõige sügavam vaimne teekond veel kord on tasakaalustatud mees ja naisenergia, see on mehel ja naisel koos. See ei ole mingi vaimsus, et ma lähen kloostrisse või kuskile üksinda mägedesse mediteerima. Kui sa päriselt tahad vaimset teekonda käia ja jõuda valgustatuseni, siis kõige keerulisem ja kõige sügavam on seda teha paari suhtes ja perekonnas. Ja siis on mees ja naine mõlemad olevas ja nii, et mõlemad arvestavad mõlematega ja õpivad teineteist päriselt armastama, vaatavad oma probleemidele, oma varjupoolele otsa. Munkadel ei ole selles, kas neil on seks, kas neil on tants, kas neil on mäng. Seks on ka teie jumalani inimesel, sellest ka räägime. Et jumalannad on küll väga paljudes traditsioonides olemas, aga näiteks kui me vaatame siis kristlust, siis seal ei ole mingid jumalannasid eriti. Seal on ju, Maaria on seal ainult Jeesuse emana välja toodud. Tegelikult neil on suurem roll. Rätt peas ja nurgas. Ja rätt peas, eks ole, ainult selle lapsega. Ja tegelikult see jumalanna roll on alati jumaluse kõrval, kui on tasakaalustatud nii-öelda õpetused. Et see ei käi niimoodi. Nii et jaa, jumalannasid on erinevates traditsioonides, kristluses ikkagi pigem mitte. Ja kõik need õiged jumalannad on ju nii-öelda tahaplaanile pandud ja ma ei tea, kuhu maha löödud ja mis nendega seal tehti. Aga alustame hingetute loomisest. Kes ja kuidas ja miks üldse lõi siis need hingetud? Jaa, hingetud ongi siis Jehova loodud, saatan ja Aldebaht Jehova. Kuidas me ta kutsume, tema lapsed? Miks nad loodud on? Seal on nüüd paar erinevat aspekti. Ma ka rääkisin sellest, et nad on Anunnakide loodud, Lord Marduk. Üks mõte oli nad luua selleks, et nad on tööjõud. Kuna meie planeedilt oli siis vaja varasid välja kaevandada, meie planeet on kunagi näinud välja hoopis teistsugune üldse. Nagu suures pildis me isegi ei oska ette kujutada kui teistsugune. Aga kuna neil oli siis vaja varasid, kuna nemad olid endal elu ära hävitanud ja küll oli vaja kulda, hõbedat ja igast muid asju, siis planeet selles mõttes tühjaks tehti ja nemad siis olid tööjõud, kasutati sellena. Miks veel? Kui me räägime, raamatus oleme rääkinud siis arhontlikest teadustest. Arhontlikud teadused on siis nii-öelda need teemonlikud teadused. Neil ei ole füüsilist keha. Ja kui ma loon selle kunstliku olendi, siis ma saan nagu oma teadusega seda keha kasutada. See arhontlik teadus saab siis, see keha on temaks jälle teistpidi tööriist. Ja mida ma veel saan ju teha, et see, nagu ma ütlesin, hingetud on saatana armee, et kui ma ju nad loon, siis ma saan ju nad teatud viisi programmeerida, teatud asju tegema. Ja siis nad loovad seda kaost, mida siia on vaja luua. Et need on need kaks põhipõhjust olnud, siis miks on hingetud lood. Miks siia on vaja seda kaost luua? Sellepärast, et põrgu on kaos. Et kui kaost ei ole, siis ei ole rahu. Siis on hirm, siis on teadmatus. Turvatunne, armastus ja turvatunne kaovad ära. Ja see on põhiline harmoonilise maailma alus on armastus ja turvatunne. Sa oled ka rääkinud, et Aadamil oli esimene naine Lilit, aga seda Lilitit käsitletakse teemonina. Jaa, et seda on ka räägitud, eks ju, et Aadamal enne Eevat oli siis esimene naine, et miks siis Eeva loodi Aadama küljelõust, oli just see, et Lilit siis esimese naisena, mida mina siis väga selgelt nägin, et Liliti puhul siis kasutati esimest korda hingelise olendi vaba tahte manipuleerimist ehk musta maagiat. Ehk Aadam tehti hästi atraktiivsena ja see väline atraktiivsus uinutas Lilitit teadvuse
tema sisemise intuitsiooni nagu erinevad aspektid. Võib-olla seal oli ka veel seotud alkoholi midagi, võib-olla uimast, ma ei tea, kuidas see oli, aga igal juhul midagi sellist on tehtud, mida mulle siis näidati. Ja sealt sündisid siis Aadamal ja Lilitil lapsed, keda siis me täna saame nimetada juudi rahvuseks. Et nende isa on siis nii-öelda surnud. Aadam on surnud olend, hingetu olend ja nad sündisid siis elavast naisest ehk hübriidrass. No täna on hübriide ju maailmas väga palju. Ja juutidel lõigatakse siis eesnahk ära, et läbi lõigata emakanal. Et selgaroogu mööda jookseb isakanal, eest jookseb emakanal, südamekanal, läbi vaagna ja kõige. Ja see lõigatakse läbi, sest kuna neil on hingeline alge olemas, et nad jumala pärast seda hingelist sädet enda sees ei saaks äratada. Ja siis peenise pea ja peenise eesnahk ja see on kõik väga-väga oluline koht selleks, seal on ju tundlikkus. Ja see muudab ajustruktuure, eriti kui seda tehakse veel nii väikselt, nagu tehakse beebil, see on ilma igasugused uimestuseta. Et see lõhub siis ära kogu hingelise fooni, mis seal üldse olla võiks. Lilit ühel hetkel siis nii-öelda läks minema, kui ta sellest, nimetame siis teda praegu dopamiini armastusest ärkas, et kui dopamiini uim läks üle, siis ta sai aru, mis on juhtunud. Ja siis ta läks minema ja siis ta kuulutati teemaniks. Nagu ikka Matrixis ma ütlesin, kõik on tagurpidi, kes on pahad, on head ja vastupidi. Ja Lilit siis nii-öelda väidetavalt on siis igavestes põrgupiinades olnud, et mis taga siis täpselt tehti, me ei tea, eks. Aga selge on see, et Lilit oli hingeline naine, elavad naised on siis Liliti järeltulijad ja juudi rahvus siis sai siis sealt alguse ja sellepärast on siis kogu see saaga käinud juutidega piiblis, et miks neil ei ole kodu peaks olema tegelikult ikkagi isa järgi ja juutidel on rahvus ema järgi, sest isal puudub rahvus, puudub hingetus. Aga muidu meil Eestis me ütleme ju ka ikkagi isamaa. Tegelikult peaks niipidi olema emakeel ja isamaa. Ja juutide siis, neil on need 2 kolmnurka Taaveti täht, on projektsioon inimese valgust kehast, mis on surnud valguskeha merkaba, mis ei liigu. Tal ei ole seda keerlemist, eks ole, tal ei ole nais ja mees aspekti, et ta on siuke 2D versioon nagu sellest kõigest. Ja sellest siis kogu see juutide saaga, mis tegelikult siis valitud rahvas, Jumala poolt valitud rahvas, sellepärast, et nad on Jahve lapsed, siis Jahve on nad selles mõttes ju loonud läbi Aadama ja siis elava naise. Ja sellepärast ta oma seda rahvast nii hirmsasti hoidis ja eelmises osas ma rääkisin, mis seal Egiptuses tehtivat, et ta tahtis, et need juudid saaksid sealt ära minna. Võib-olla räägin korraks siia sisse, ma mõtlen, et tahtsin ühe sügavama osa sellest teha, aga ma saan aru, et kuna kaitsepolitsei meid jälgib, siis ma ei saa vist kõikidest sõdadest ja venelastest väga sügavat osa teha, muidu meid pannakse riigireetmise eest. Ja siia vahele kiirelt kähku on. Muidu meid pannakse riigireetmise eest kuskile. Et Matrix on ju ikkagi rääkinud seda, et Hitler tahtis juudid ohju ajada ja holokaustist. Seda on täna juba väga palju uuritud ja tehtud ka nii-öelda, kuidas ma ütlen, nagu teaduslikke uuringuid, et selleks, et põletada ära siis 6 miljonit juuti, et kui palju suitsu sellest oleks olnud ja millised keemilised ained see tahjudest oleks pidanud välja tulema ja talletuma nende seinte peal ja see on kõik vaadatud järgi, et seda pole. Ja kõik need ruumid, asjad, no selle kohta on videod ka juba ja nagu sa ütlesid, teaduslikult tehtud. Ja räägime siis nüüd ikkagi seda, mida Hitler tahtis teha, et oleme. Ja vaata jälle, kus see number 6 tuleb ja kui mitu aastat varem sellest 6 miljonist räägiti enne neid sündmusi üldse. On ju, et see kõik on nagu. Ja 6 miljonit juuti maailmas sellel ajal ei olnud. Et võite võtta numbrid välja, palju elas Poolas, palju elas erinevates kohtas, üks numbrid pole olemas. Nii et see on jälle üks muinasjutt ja nii kui sa seda hakkad rääkima, siis sa oled kohe antisemiit ja ma ei saagi sellest aru, et vaata kui inimene vaatab uudiseid ja näeb, mis meil siin mõned aastad tagasi toimus, saab kõigest sellest aru, et meile valetatakse. Ja siis ta võtab ajalooõpiku lahti ja kõik ongi nii ja tõde on ju. Et kui meil praegu nagu iga asi, mis sealt tuleb, on vale ja jama, siis miks meie ajalugu peaks olema õige ja nagu täpselt sa ütlesid, pööra kõik tagurpidi, kes on halb, see on hea ja nii. Nagu Ukraina sõda, kõik said koroonast aru, siis tuli Ukraina sõda, pooled inimesed, kes said koroonast aru, sellest aru ei saa.
no lihtsalt istud ja mõtled. Ja siis iga uue selle pendliga liigub jälle pool ära, vaata. Nii kui uus teema tuleb, vaadake, siis pooled jäävad, pooled saavad aru ja siis lõpuks meid ongi väike käputäis ainult, kes nagu näevad kõigest läbi. Müstika, eks ju. Et ärkamine läheb ainult teatud piirini. Aga kui me tuleme korraks Hitleri juurde, et mida Hitler tegelikult tegi? Hitler tegi seda, et Hitler nägi, et ükskõik millisel maal juudid on nii-öelda maatriksi valitsejad, kuna nad on valitud rahvas. Pangandus ja kõik on ju nende käes, meditsiin ja siis ta korjas nad kokku, sest ta nägi, et igale maale, kuhu nad lähevad, võtavad kõik üle. Ja korjas nad kokku, koonduslaager, koondame, mitte ei pane põlema. Ja tegi ju Inglismaaga kokkuleppe Iisraeli osas, et anda neile oma maa. Ta lõi laevatee juba, kuidas nad sealt üle viiakse Euroopast sinna Iisraeli ja Inglismaaga oli ju kokkuleppe sõlmitud, kõik oli ette valmistatud, nad olid sinna koonduslaagritesse kokku kogutud, et nad sinna viia, anda neile oma maa, mingi elage seal. Ja siis, kui see kõik oli valmis, see ettevalmistus, siis Inglismaa taganes oma kokkuleppest, mille peale pommitas siis Saksamaa Londonit. Ja siis tuli siis ühendatud allianss ehk Inglismaa ja Ameerika ja pommitasid läbi kõik need raudteed, mis ühendasid koonduslaagrid ja viisid sinna. Ehk neil ei olnud võimalik enam toitu saata, neil ei olnud võimalik enam ravimeid saata, nendele selles mõttes ei saanud enam ligi mõista, et see lähe ju mingi hobuvankriga neid viima, kui neid on ju palju nendes laagrites. See oli see, mis tegelikult juhtus ja siis oli see, et mis siis sai, siis tulid leida ilmselt erinevad lahendused. Aga jälle kõik on pööratud tagurpidi. Ja kui me teame, et kõik on tagurpidi, siis sa võid ise mõelda kogu teise maailmasõna ja kõikide muude asjade peale teha omad järeldused, et kes on hea ja kes on päriselt paha. Võta kas või see svastika märk, mida kasutati, on ju? On algallika märk, ehk see on meie universumi päikese märk. Miks Hitler paha oleks pidanud sellist märki kasutama? Sellist kasutama, et väidate, et Hitler võttis selle kasutusele jälle. Ma olen osadisid inimesi, kes justkui peaksid olema ärkvel, justkui on teadlikud, siis ikka ajavad seda mingit täielikku jama ja kuskil viskab lühisesse neil, vaata. Ei saa aru, et nad on ise ka ajupestud nagu nii paljudes kohtades või mingid omast arust ärganud ja siis liha ei tohi süüa, laiba energia ja ikka vahel mõtlen, ma ei jõua igale poole kõike korrigeerida, peale mõtet ka need teha kuulata. Aga lihtsalt mõista seda, et juudi rahvas, täna ta ju valitseb Ameerikas, täna ta valitseb kogu maailmas, et miks nad see valitusrahvas on ja kuna neil ei ole seda hingelisust ehk empaatiavõimetu seda aspekti, siis see ongi see, miks nemad on siin ette võtsa pandud, sest neid ei huvita väga inimkond. Neid huvitab see, et nemad saaksid siin elada ja see on neile siis soodne elukeskkond või nad teevad endale selle soodsaks elukeskkonnaks, eks ole. Ja põhimõtteliselt, nii on. Kurb on muidugi see, mille peale ma olen siiski mõelnud ja mis tuleb ka piiblist välja, et vaata, kui Aadam ja Eeva visati siis paradiisiaiast või kunstlikust maatriksist välja põhimaatriksisse, siis tegelikult, mida see lugu räägib, on see, et peale seda, kui Eeva loodi Aadama küljelõust, et neil ikkagi tekkis oma teadvus. Eks? Neil tekkis mingisugune nagu eristamine, see hea ja kurja puu, mingi tõevale, mingi eristus tekkis. Kas praegu nendel hingetutel on siis sama või? Et mingi hetk nagu midagi neil on tekib. Ju teadvus, et kui sa võtad, et kui sa lood ühe elava olendi ja tal on ikkagi teadvus ja ta saab lapsi ja ta elab, ta on elus, vaatamata selle, et tal hinge ei ole, aga mõtle nii, et ma toon sellise näite, et sa saad lapse ja sellel lapsel on mingi kaasasündiv, mingi väga suur mingisugune viga. Ja ta elab ju terve elu nagu täielikus piinas. Mida ükskõik, mis tal on, näiteks ma ei tea, siin on erinevaid asju, mis lapsel on. Ja sa lood hingetu, kes on terve elu, ta on sees täiesti tühi, et tal on kogu aeg see tuli ainult põleb, tal on ainult hirm, valu, kontroll. Sa lood olendi, kes on põrgupiinades kogu aeg. See ei ole okei ju.
et mida see, et mis siis, et ta on hingetu, aga ikkagi. Nii et see on minu meelest olnud üks väga suur kuritegu ja just see, et kui me nüüd liigumegi siit edasi Aadama ja Eeva juurde, et siis selge on, et neil on teadus tekkinud ja ühel hetkel selge, et nad on hakanud ise toimetama, nad on hakanud, ei ole enam ainult töölised, et see, kus see uus raha hakkas ühel hetkel peale tulema. Need olid vanad perekonnad, inimeste hingelised perekonnad ja siis see uus raha, uus rikkad olidki need hingetud, kes siis tulid ühel hetkel, hakkasid üle võtma. Neil tekkis omal teadvus, nad hakkasid ise asju tegema ja siis maal tekkisid hoopis teistsugused protsessid. Ja sellepärast vanades perekondades öeldi, et ei tohi mitte mingil juhul kellegiga neist kokku minna, ei tohi seda verd segada. See on kõik sellepärast olnud, seda ju filmides on sisse toodud, aga ei ole niimoodi lahti seletatud. Ma korra tuleks tagasi selle Liliti juurde. Kust see Lilit siia saadeti või kust ta tuli, kust ta tekkis? No Lilit on elanud maa peal, ta oli lihtsalt inimene. Ta oli inimene, hingeline naine ja hingeline naine, algallika laps ikkagi, eks ole. Tema siin elas, see oli tema kodu, aga siis ta saadeti talle hoopis see Aadam ette ja siis sealt hakkas kogu see süsteem pihta, nii et jah, nagu ma ütlesin, mitmetes aspektides meid on meelitati kuidagi ära, sa võtad midagi vastu, mida see saatan pakub ja läbi selle, et näiteks sa võtad selle seksuaalse ühenduse vastu selle hingetu mehega, lased ennast kuidagi enne viia seisundisse, kus sa ei märka seda kõike ja siis lähed juba lepasareega alla mäge. Nüüd tulles uuesti tagasi, kus meile pooleli jäime. Läksimegi edasi selle. Rääkisime et ühesõnaga, et siis jah, et juudi rahvas on siis esimene hübriidrahvas maal ja siis, aga siis sealt läks juba lahti ju päris hingetute loomine, et kui oli näha, et Liliti elavad naised ei allunud enam ja kui see tuli kõik avalikuks, siis Adamiidid on siis need Aadama lapsed, siis loodi, nagu ma ütlesin, Eeva Aadama küljeluust. Ja siis ma selgitasin juba ühe korra ka vist, et tema ei ole nagu tavaline naine. Sellepärast inglise keeles on see man ja woman, et naine, tähendab mees emakaga. Man with a womb. Et igasugune man, woman, human, kõik tähendavad klooni. Kui ma räägin. Human design. Human design on kloonide disain ja hingelisel inimesel ei ole sellega midagi pistmist, et sellega ennast samastades paned ennast sinna hingetutega ühte patta, võtad selle omaks. Et astroloogia asjad kõik samamoodi. Astroloogia on tehtud selleks, et hingetul on ju saatus. Et kui sina sünnid, sul on hingeteekoht, sul on hingepaarilised, sul on erinevad asjad, millest me saame rääkida. Aga sa hingetul ei saa ju lasta lihtsalt sündida ja kõik on mingi vaba värk. Temal on see, millal ta sünnib, millal ta sureb, tal on saatuse programm, see on väga spetsiifiliselt ette pandud, see on planeetide kõigepealt reguleeritud. Aga hingelistel siis ei ole seda? Saatust ei ole, jah. Saatust kui sellist ei ole, võib-olla mingid spetsiifilised asjad, mingid hinge kokkulepped, mida tuleks siia kogema, aga väga palju on, tegelikult vaba tahet on hästi palju, meil küll enam ei ole, see on ära võetud. Ma tahtsin küsida, kas praegu aastal 2025 ka meil vaba tahet hästi palju on? Sa pead aru saama, et sul on see ja siis sa saad. Et siis, kui sa saad aru, et sul on vaba tahe, et sa saad ise luua igast situatsioonist välja tulla, siis see tekib. Ja ehk siis Aadama ja Eeva lapsed olid siis need hingetud siis, kes hakkasid siis, tekkis siis nii-öelda maailma uued kahejalgsed olendid ja sealt hakkas nagu, enne ütlesime see Kain ja Aabel, siis sealt hakkas kõik pihta ja piiblis on siis ju tegelikult täis kõiki neid igasuguseid hingetuid, kes seal oli ja osad hingelised siis pöörati ju ka hingetuteks, nagu ma just rääkisin, ristimise protsessid, kõik sellised asjad, et seal olid siis omad asjad, nagu kui sa ohverdad Jumalale oma lapse, siis sa oled ka korras. Oled saatana meelevallas, et sa teed midagi sellist, mis on elu vastu. Ohverdad oma lapse ja sellega annad oma hinge saatanale ära. Et hinge maha müümiseks on väga palju erinevaid võimalusi, mitte see, et tahaks hinge maha müüa. No, nii käib ka. Ja, nii käib ka, aga seal on väga palju erinevaid tegevusi. Aga enne sa omaga mainisid, et meid on nüüd siia loodud nii sarnasteks, et pealt näha sa ei saagi aru, kes on hingega, kes on hingeta. Et kas meie kehad üldse siis nagu erinevadki kuidagi? Ja võtame siis korraks lahti, proovime hingeliste ja hingetute inimeste erinevused nagu igal tasandil lahti võtta. Võtamegi selle välise füüsilise tasandi siis. Tasandi.
ma korra ütlen siia ette, et inimesed veel küsivad, mitu korda ma juba panen tähele seda, et kuidas aru saadaks ma hingeline või hingetu. Aga kusjuures on niimoodi küsida, et kui ma loomi armastan, kas ma olen hingeline? Kas mina olen, tahavad ise nagu teada, kas ma olen hingeline või ma olen hingetu? Ja no mina ei saa jälle kellelegi vastata, aga veel kord, et hingetuks teeb ka see, kui sa oled läbi trauma, see hing on ära lõhustatud, inimesel on hingekristall. Aga kas saad seda nagu taastada? Jaa, absoluutselt. Ma tahaksingi tegelikult, või noh, mulle ju, meie saate teemad mulle ju näidatakse ette kogu aeg, aga ma ise siin midagi väga välja ei mõtle. Ja järgmine saade tuleb meil tervenemisest, inimese tervenemisest ja hingeenergia taastamisest ja kõigest sellest. Seal räägime sellest rohkem. Aga kui me nüüd läheme selle füüsilise tasandi juurde, et mis on erinevad siis hingelistel ja mis on erinevad siis hingetuud ja hingelised, et kindlasti meie füüsiline keha on, noh, mis on füüsilise keha jaoks siis olulised aspektid, millest meie füüsiline keha siis saab olla näiteks terve. Esimene asi võib-olla, millest võiksime jälle rääkida, on siinsamas see happeline ja aluseline, see tuleb nüüd toidust. Et meie jaoks on ikkagi väga oluline, et meie toit oleks tervislik ja nüüd puhas. Vot siin on jälle see, et kui see toit on mürgitatud, siis jälle keha käsitleb seda vaata samamoodi, nagu ma ütlesin, et mind mürgitatakse. Ja nüüd, kui veel nagu lihtsamalt inimesele kuulele lahti seletada, et nüüd ta mõtleb, et okei, ma hakkan tervislikult toituma, ma ei söö enam rämpstoitu ehk burgerit ja friikartlit, ma hakkan sööma köögivilju, puuvilju, on ju. Siis läheb poodi, ostab sealt need köögiviljad, puuviljad, mis on 0 vitamiini mineraaliga, mürgiga üle pritsitud ja GMO-d ka veel peale kauba, mis ei tee talle mitte kasu, vaid hoopis kahju, on ju. Jaa, kõik algne toit on ära muundatud, kui palju ilma seemneteta asju. Kas või banaan, on ju. Jaa, no nii palju arbuusid täna on kõik, viinamarja mina ei ole. Seemneta. Et täna ongi see, et inimese jaoks ikkagi see oleks oluline, täna ütleme siis nii, et võimalikult puhas toit. Sest ma ei usugi, et sa kuskilt nagu mingit päris toitu enam süüa saad, aga kas sa arvad ka seda, et hingelise inimese füüsiline keha on pidanud nagu kuidagi kohanema ja arenema kaasa nagu selle kõige keha toidu? Adapteerub, sellepärast, et keha loeb informatsiooni väliskeskkonnast ja kõigest sellest, mis toimub, siis ta loomulikult adapteerub. Aga mis nüüd siin on näiteks füüsilise keha oluline aspekt, meie keha võimekus kaob ära, vaata, kui teda kogu aeg mürgitatakse ja ta ei saa oma mineraale ja asju kätte. Aga hingelisel inimesel selles mõttes ei ole nagu sellist võimekust, selliseid tasandeid. Hingelise inimese ja hingetu inimese keha. Hingeline inimene on koos oma energiatasandiga ehk koos energiakehaga ja tema füüsiline keha võtab informatsiooni energiakehast ja selle järgi korrigeerib asju näiteks. Aga mingi hetk siis põhimõtteliselt on võimalik ka see, et see inimene ei söö seda toitu, mis nagu praegu me saame aru, et me sööme toitu, vaid ta toitubki nagu energiast. See on täna siin maatriksi keskkonnas üliraske. Üliraske, aga samas võimalik. Võimalik. Mingi teatud piirini. No. Mingi piirini sa pead hästi palju tegema siis pranayama harjutusi, päikeseenergiat peaks saama, praegu ma ütleks, et see on keeruline siiski. Ja meil kaovad maandused ja asjad ära. Ei ole väga lihtne. Aga hingetuul ei ole seda energiafooni vaata üldse, seal ei ole mitte midagi. Tal on energiakeskuseid esimese 3, mis on füüsilisel tasandil, siis jälle juur, sakraal ja siis nabaalune keskus. Temal on 3, inimesel läheb siis südamest üles tal ei ole, see poolne tal puudu. Aga hingelisel on siis veel? Ja siis hingeliselt tegelikult on üldse kokku 16, et seal on veel üldse niimoodi, et 4... Lähevad siit pea kohal veel edasi? Ja 4 alla, maa tuuma sisse, sest maa on ka allikas. Maa on üks osa algallikast, loodus, ja maa on osa algallikast, ta ei ole eraldi. 4 lähevad maisesse tasandisse, 4 lähevad üles vaimsesse tasandisse ja ongi, mis neil on puudu, neil on hingetasand ja vaimutasand on puudu. Ehk siis see, mis on see hingeosasid, südamest ja siia, ja siis vaimu need ülemised keskused, need on kõik puudu. Ja tal ei ole ühendust kosmilise tasandiga, vaimuteadvusega ja tal ei ole ühendust maaga. Sest need on temal puudu, tal ongi, nagu selles mõttes on sealt tühi. Et tema füüsiline tasand selle koha pealt ei suhtle mingisuguse energiatasand, tema ongi täiesti maine, ainult füüsiline. Ja inimene on energeetiline ka, energeetika ja kõik läheb kokku. Et kui sa kuuled siin süsteemi rääkimas teadusest, meditsiinist, religioonist, nad tegelikult räägivad õigeid asju, nad räägivad lihtsalt enda omadele. Räägivad oma hingetutele, kuidas neil on. Ja hingetul ei ole immuunsüsteemi. Miks ei ole? See on keha koha pealt väga tähtis aspekt.
sest et immuunsüsteem tuleb ema rinnapiimaga. Aga ema rinnapiim saab joosta ainult elaval hingelisel naisel. Vähemalt niimoodi, et see on kõik ühenduses selle hingelise tasandiga, kogu teadmistega, kõigega, mis sealt tuleb ja lapse immuunsüsteem tekib ema piimast. Aga kuna hingetu naine on mees emakaga, siis seal ei ole seda ja sealt ei saa, tal ei teki, sellel lapsel ei teki immuunsüsteemi, sellepärast nad vajavad igasuguseid süste ja muid asju, see ongi neile vajalik. Sest et muidu tekivadki siin igasugused pandeemiad ja kaosed ja mis kõik veel. Nii et selles mõttes me ei saa öelda, et kõik, mis süsteem teeb, on vale, aga nad teevad neid enda omadele ja inimese see hävitab. Ehk hingetud on kogu aeg haiged? Nad võivad väga palju haiged olla ja need ei talu väljas, vaata, kui nendel väljaspoolt midagi sisse tuleb, siis nendel ei ole enda sees immuunsüsteemi, mis sellega võitleks. Ja kui me räägime näiteks homoöpaatiast, siis homoöpaatia, just Eleriga tegime selle lindistuse õnnelik lapseminere jaoks. Homoöpaatia on tera, mille sa võtad sisse, mis annab sinu immuunsüsteemile informatsiooni, mida on praegu vaja teha, eks ta stimuleerib su immuunsüsteemi. Aga hingetul ei saagi seda olla, tal ei olegi selle homoöpaatiaga midagi teha. Null. Temal ei ole mõtet sinna üldse minna. Tema jaoks ongi see naftapõhine meditsiin. Ehk keemia. See toimib neil? Jaa, see toimibki neil ja see on nende jaoks vajalik. Tema ei saa, tema ei lähe lavendlit ja ei võta kummelit. Tal ei ole sellega midagi peale hakata. Ja seda tuleb aru saada, et me toimime täiesti erinevalt. Inimese jaoks toit on nagu ravi. Toit on tervendav. Inimene tarbib toidust energiat ehk seda praanat, millest sa rääkisid. Sellepärast peab olema inimese toit kasvatatud hingelise inimese poolt ja hingeliste impulssidega, sest see annab selle energia praana. Ja samamoodi see, mis sealt mullast tuleb, see energeetika. Nüüd hingetu inimese jaoks ei ole mitte mingit vahet. Temal on ainult see, et kõhu täistunne on, et ta nagu pikali ei kukuks. Ainult see efekt on tema jaoks. Seda praana efekti, et kui ta sööbki neid Hollandis seal metalltorudes kasvatatud tomateid, tal on see täiesti okei. Aga meie jaoks jälle ei ole, sest meie kogu aeg tuleb meelde tuletada, meie vajame energeetikat. Meie jaoks energeetika määrab füüsilise tasandi ära. Ja see, milline on energia, siin hoitakse kogu aeg seda halba energiat, seda kaose energiat ja sellepärast me tegelikult kogu aeg kannatame. Ja meie jaoks on hästi oluline see, miks on kõikides iidsetes, vanades, idamaistes traditsioonides, miks jälgitakse tervendamise puhul seda, et on elemendid ja on elementide tasakaalutus. Kui sa lähed Hiina meditsiini, kui sa lähed Indiasse Ayurvedat, siis nad jälgivad, milline toit, millised asjad, millist elementi see stimuleerib ja sul on elementide tasakaalutus sees. Ja siis tuuakse see element sulle juurde, tuuakse seda elementi tasakaalu ja läbi selle sa tervened. Jälle seda ei ole. Ja siin ka iga inimene on erinev. Iga inimene on erinev, jah. Igal ühel on omad asjad. Aga klooni puhul jälle ei ole seda. Ei, siin ei ole seda, temal ei ole seda, tema sees voolab tuli. Ja see on kõik, mis tema sees voolab. Et siin me ei saa rääkida ei õhust, ei millestki muust. Ja täiesti teistsugune toimimine on ta. Ja need füüsilise tasandi puhul siis on oluline, et inimese jaoks on see puhas toit, klooni jaoks ei ole väga suurt vahet. Meditsiin on inimese jaoks täiesti teistsugune, on loodusest tulenev. Klooni jaoks on keemia ehk nafta, kuigi nafta on ka emakese maaveri, ma ei saa öelda, et ta on täielikult mitte, sest üks asja, mida ei olegi olemas põhimõtteliselt, mis ei tule loodusest. Ja aga me räägime kogustest ja kuidas ja mida kasutada on ja. Siin on nagu see, aga loomulikult ja inimese jaoks füüsiline liikumine, värske õhk, päike, kõik, mis on kõrge sagedusega, on inimesele vajalik. Nüüd kõrge sagedus jälle kloonikeha hakkab lagundama. Puhas toit, kõrge sagedusega elav toit lagundab kloonikeha. Puhas päike lagundab kloonikeha. Kõrge sagedus igas mõttes hakkab kloonikeha lagundama ja sellepärast öeldakse, et see on neile ohtlik, et nad ei tohi selliseid asju teha. Nii et mõned suuloputusvedelikud, mida siin aastaid tagasi meile ümber suur kisa oli. Miks see kisa on? Ta lõhub ära klooni. Rakkudes hapniku peale. Kloon ei saa hingata väga palju hapnikku, puhast hapnikku. Ta laguneb ära. Ta laguneb ära kõikide nende asjadega, millega inimene õitseb.
see on põhiprobleem ja sellepärast mürgitatakse ja tehakse kõik ära, et ei oleks aru saada, et ühed siin lagunevad kogu aeg. Nii et kui hingeline inimene vaatab mingeid reklaame ja mingeid soovitusi asju, siis ta peab enda jaoks kõik tagurpidi pöörama, on ju. Et siin on soovitus kloonile, et ära ole päikse käes, väldi päikest, on ju, siis sa pead vastupidi tegema. Miks neil on vaja päiksekaitsekreeme, meie jaoks on need kantserogeensed. Ja. Räägime korra sellest ka, kuidas sünnib hingeline inimene. Sest et vaata, hingeline inimene sünnib 2 energia vastasimpulsist. Nagu ma eelmine kord rääkisin, pluss ja miinus säde tekib. Ja naine on siin oluline aspekt. Hing tuleb läbi naisele avaleb emakas, süda ja kroon. Ja läbi selle tekib kanal, kust hing saab laskuda. Naine saab ligi algallikele. Ja hingelistel ei ole midagi sellist. Nüüd hing on selline huvitav asi. Hing vajab hästi sügavat puhtuse tasandit. Hästi sügavat. Kuidas sünnivad hingetud lapsed? No ma nüüd räägin niisugustest teemadest, et ma juba täna mõtlesin, et väga paljudele saavad need rasked kohad olema. Midagi teha ei ole. Kui purjus peaga seksida, siis hing ei tule. Sest et seal on selline saastatus, siuke madal energia. Ja täna mõtlesin just hästi huvitavalt, kui ma oma esimese lapse sain, siis mina panin ka sellel kõvasti pidu. Ja kui ma esimest korda rasedaks jäin selle mehega, see laps kukkus 6 pärast ära, sest tookord, kui me vahekorras olime, me olime purjus. Ja siis selleks läks ma juba 6 aega rase olnud. Ma olin täiesti klaariks saanud, puhtaks saanud. Siis läks veel 6 aega, ma olin uuesti rasedaks. Siis tuli laps. Hing ei tulnud taha, kukkus ära. Et kui ära kukub hingelistel, siis ka hingelistel, siis ei tule seda. Hingetutel võib siin juba muid aspekte palju olla. Kuidas sünnib hingetu laps? Hingetu laps sünnibki sellistel, kui näiteks ongi alkohol, kunstlik viljastamine. Mul on väga kahju öelda seda, aga kunstlik viljastamises ei ole seda sädet, ei ole seda impulssi, ei ole armastuse energiat. Ja inimesed tahavad ilustada siin seda, sest see soov last saada on nagu nii sügav, aga vaadake niimoodi tekitataksegi, kuidas see Aadam loodi. Võetigi see munarakk ja varastati kelleltki see munarakk ära, pandi sinna seemneraku sisse. No, miks hallid käivad täna ja korjavad naistelt munarakke? Ja siis nad võtavadki, panevad see seemneraku sisse, nad viljastasid ära. Aga kuna armastust ja impulsi energiat ei olnud, sellepärast ta jäigi hingetuks. Ja siis ta pandi kunstliku üsa sisse. Täna on sellised kunstlikud üsast. Seda näidatakse juba igal pool. Ja seal sees siis see laps kasvas. Isegi kui sa paned selle hingetu naise sisse, see on ka kunstlik üsa. Et siis narkojoove, kunstlik viljastamine, alkohol, kõik sellised asjad, sealt mul on väga kurb öelda seda, aga sealt ei saa hingelisi lapsi sündida. Sõbranna ütles, üks päev, kui ma taga veel rääkisin, ütles, et tal on keegi, kes töötab lasteaias. Ja siis ütles, et igas lasteaias ja koolirühmas on olemas sellised lapsed, kes on nagu tõelised teemonid, on ju. Kes kogu aeg teevad mingit jama, hammustavad ja ma ei tea, mis kõik ja tead, peksavad. Ja. Need ongi need teemonid. Hingetu on teemon. Mida tähendab teemon? Muun on kuu. Teemon on kuu on emotsioonidega seotud emotsioonid. On emotsioonitu tundetu teemon. Et hingetud selles mõttes on teemonid. Ja. Nii et neid lapsi on ju täna hästi palju ja soovitan hästi, ja loomulikult, kui sa saad näiteks hingetu mehega lapse, siis sa võib ka olla, et hing ei tule. Või mingi sünnitusprotsessil vaata ka, kui ei lasta hingel laskuda võib. Lasta, ja. Midagi võib juhtuda, et see hing siis igasugused mürgisüstid, eks me võime kõva häälega öelda, nagu me ette ma ei tea, kuhu topitakse. Mürgisüstid, kui keha jälle ära mürgitatakse, siis hing ei saa maanduda. Vaimuühendus katkeb ära, aju lõhutakse ära, tekivad autismid ja muud asjad. Sünniprotsessi juures see sama platsenta läbilõikamine, hing ei saa maanduda, hinge mälu ei saa üle minna. Hing ja keha jäävad eraldi. Hing ei saa kehaga lõimuda, oleks see õige väljend. Et ta on küll olemas, aga ta ei lõimu. Ja sünnitusmajades sünnitamine üldse on hingetutele loodud. Näbest peetakse täiesti ohtlikuks, hingelisel inimesel väga halb seal sünnitusmajas sünnitada.
et vaata, võtame juba näiteks mingi asend. täiesti. Nagu number 1 asi nagu. Mind pandi esimest last sünnitama siis sellili. See oli katastroofiline kogu see sünnitus. See, mida mu laps pärast koges. Viimase lapse ma sünnitasin kodus. Hoopis teistel viisidel, et see oli nagu väga võimas kogemus. Et inimestele hingetutel on vaja erinevaid asju, aga meile topitakse kõik need asjad peale. Siis hingeline laps vajab pärast ema piima, et see immuunsüsteem saaks välja areneda. Vaktsiinid lõhuvad immuunsüsteemi ära. Midagi teha pole, need tehakse täpselt õigetel hetkedel, kui immuunsüsteemin on järgmine arenguetapp. Siin on nii palju asju lihtsalt. Laps vajab ema esimesed 3 aastat kogu aeg non-stop. Ema immuunsüsteem annab lapsele energeetilise immuunsuse. Ema hoiab teda, ema ei tohi lapse juurest ära minna, ei tohi, ma ei tea, kus käia, teha, mida iganes. Ema peab pühendama ennast lapsele. Just, et vahest öeldakse, et kui laps ja sünnib, siis laps küll kohaneb meie pereelu järgi, aga tegelikult peaks vastupidi olema, et sina kohandad ennast nüüd lapse järgi. Sa tõid siia ühe hinge, sina pead tema eest hoolitsema, mitte tahta tuli siia vaata üles, ta ise vaatab, kuidas ta hakkama saab, tema ei saa hakkama. Ja lapse jaoks, kui ema on armastuses ja hoitud, siis ema energeetiline immuunsüsteem on hästi tugev. Ja nii kui ema saab rünnakuid ja negatiivsust ja kõike, see ema immuunsüsteem, energeetiline immuunsüsteem läheb maha ja laps on ka siis avatud sellele. Kui sa tarbid, kui sul on ükskõik millised sõltuvused, siis see läheb lapsele kohe verega kaasa, nii et lapsel on veres see sõltuvus, mõistad, alkohol, suitsetamine, kanep, mis iganes see on, läheb kohe kaasa. Vene ajal oli niimoodi, et mitte ühtegi ravimit ei tohtinud võtta rasada. Kummeliteed võisid juua. Täna tehakse vaktsiine, ma ei tea, mis asju kõik. Väga rets, mis lastega tehakse. Ära jumala eest toorest lihasöö, äkki saad liiga palju vitamiine mineral. Et mett ei tohi anda beebidele, et ma ei tea, mis haigused seal võivad tekkida, aga siis võivad anda mingisugust täiskeemiat, mingit, ma ei tea. Siis kõik need kunstpiimad, mida seal poeg viiakse, need pulbrid, need on sõna otsas mõttes, et Kas see ema võtab selle purgi kätte ja üldse loeb koostisosi, et mis ma nüüd oma beebile andma hakkan? Ei loe. Ma mõtlen ka, kui hingeline eriti nagu, et loeb, ta näeb seda nimekirja ja mingid asjad, mis seal sees on, nagu sa ei anna ju. Jah, see on see, vaata kurb on, et me tuled siia maailma. Tead, mis hingelisel inimesele muuses, tead, miks nad ei vaata? Hingelisel inimesel on üks asi hästi omane, mis on meile kaasa sündinud. Usaldab liiga palju. Me usaldame, et maailm ja elu on hea, sest see on meie süsteemis sees angela. Ja see on ka see, miks ma näen, miks paljud ei taha ärgata. Sa pead tunnistama endale, et sind on terve elu petetud. Et sa oled valesti asjadest aru saanud, et sa oled vigu teinud. Ja ma saan aru ka see, kui ma Kristuse kohta ütlesin eelmine kord nagu välja kõik need asjad, siis ma ütlesin ka, et inimestel saab olema see väga raske, sest nad saavad aru, et terve elu midagi valesti. Vaata, see on nagu lihtne, et miks me anname mingile asjale kriitikut, miks me anname hinnanguid, miks me midagi ründame. Sest me tunneme seal ohtu ja hirmu, meil tuleb see üles, siis me tahame seda rünnata, me tahame selle ohusat ära võtta. Mitte ei vaata enda sisse ja mõtle, oota, mis see koht oli praegu. Mul on midagi, miks see mind käivitas? Mul on siin midagi. Ma pean sinna sisse vaatama. Ja see on hästi oluline. Ja sellepärast hingelisi emasid ja kogu sünnitusprotsessi kõike häiritakse ja emad ei oleks rinnapiima. Et nad oleks stressis, eks ole, alatoidetud, ma ei tea, mis nendega kõik toimub. Et siis kogu see hinge energeetiline maailm ei saa nagu ankurduda ega olla tugev ja sügav. Aju lõhutakse sellepärast ära, et ei oleks seda vaimuühendust. Et mina ei tea, kas te teate, aga hingelised inimesed peavad olema mõlemakäelised. Inglis keeles on ambidextrous. Et siis su mees ja naisenergia mõlemad voolavad võrdselt. Mõlemad ajupoolkerasid tuleb kasutada. Selleks jälle see, et vaata, et maailm on rahvast täis, ühed on kahekäelised, ühed on paremkäelised. Oleks jälle mõeldud, mis värk siin on. Sellepärast ei saa kõik tehti ühekäelisteks. Et see on hästi huvitav, et aga see sündimise protsess on hästi oluline, rasedus on hästi oluline, puhtusenne rasedust on hästi oluline. Nii mehel kui naisel. Nii mehel kui naisel toitumised, mida ma kehale panen.
naised, kes te olete kunagi mõelnud, miks te ei kannata enam parfüüme raseduse ajal? Raseduse aeg näitab ära, et see on puhas mürk. Puhas mürk, naised reaalselt oksendavad, kui nad parfüümi peale panevad. Mis lõhnaküünlad ja asju tunnevad. Ükskõik make-up'id, mitte midagi ei tohi olla lõhnaga, mitte midagi. Lõhnad on ühed hullemad, et parfüümid igal pool. Need suuremad toksiinid. Et või näiteks miks ma tahtsin raseduse ajal hakata uuesti liha sööma, seepärast, et keha andis märku sellest, et on vaja. Ja väga paljud naised ei jää rasedaks sellepärast, kes on veganid, et neil keha ei kanna välja, kukub ära rasedus kogu aeg. Nad ise ei saa sellest aru, sest nad on nii padu veganid. Aga tegelikult ei kanna seda välja lihtsalt. Just hiljuti Veiko Huuse tegi hea artikli selle kohta, et hingelise inimese toitumine. Kas oligi seal, igaüks saab ise lugema minna, aga et see oli hästi huvitav põnev. Ponte News. News lähekülle peal. Aga emotsioonid, mõtted, nagu see hingetu, ta siis, ma ei tea, ei tunne mingid teatud emotsioone või kus tal olekski emotsioonid, aga mitte tunded. Vaata, emotsioon on selline lühike ja intensiivne, see tuleb sealt sakraalpiirkonnast. See on see teine energiakeskus, tal ongi emotsioonid. Aga need peavad olema stimuleeritud mingi välisevate impulsi poolt, näiteks see dopamiin, mida kogu aeg taga aetakse või vaata neid filme või midagi sellist, aga tal ei ole tundeid. Ta ei tunne seda emotsiooni lõpuni. Ja, tal ei ole seda. Ja kui hingeline inimene, kui ta on ellujäämise tasandil, ehk siis ka see tuleenergia on kogu aeg üleval, siis see on ju loogiline, vaata, kui sa oled ellujäämise tasandil, siis tunnete-foon pannakse kinni, süda läheb kinni, on ju? No kuule, kui ma olen, ma ei tea, ütleme, et meil oli koopaeg. Istun seal koopas, hunt on koopa ukse taga ja siis tahab mind ära süüa. Siis kui süda on lahti, et ma ei mõtle, et oi, et hunt on nälgas ja sööb mu ära või ta tahab kutsikad või on nälgas, sa ei mõtle nii. Sa mõtled ikka niimoodi, et kuule, mul on vaja ellu jääda, sellepärast läheb süda kinni, sest et see on sellel hetkel vajalik, sellepärast peres on mees ja naine. See on see sinu sees mees ja naise energiat. Et mees on ratsionaalne ja praktiline, võitle või põgene. Sellel hetkel ta teeb selle otsuse. Ja siis naine ei ole, et ma ei tea, valgus ja armastus ja umbes, et hunt tahab ka süüa saada. Ei ole nii, sest sa hakkad tegelema ellujäämisega. Ja siis tuleb sinusse mees pool esile. Ja siin ongi nagu oluline ka nagu, mõista seda, et meil on vaja seda, et kõik on olemas, on vajalik, aga meil on praegu see tasakaalust välja aetud, ehk siis kui me oleme seal meesenergias ja ellujäämiskogu, süda lähebki kinni. Ja meil ka ei ole tundeid. Ja me tahaksime väga midagi tunda. Ja siis me otsime kogu aeg väljaspoolt neid impulsse, seda dopamiini ja seda adrenaliini ja kortisooli, et hingetud otsivadki, et ma tunneks midagi, aga neil on vaja hästi intensiivseid ja need on lühikesed. Ei ole seda impulssi. Ja võib-olla füüsilise keha koha pealt ma tahtsin veel korra öelda, sest mis tuleb nii tunnete füüsisega kokku läheb, on seksuaalsus. Ja hingetuu jaoks on seksuaalsus enda ainult maandamine. Ehk võt see pinge, see ülepinge, mis sees on, seda lastakse kogu välja. Ja nüüd hingelisel inimesel peab minema see seksuaalnergia mitte välja, vaid sisse poole ehk tee jumalani. Seksuaalsus on kõige võimsam ühendus algallikaga, läbi siis mehe ja naise ühenduse või ka ise ja seksuaalnergia on puhas loomisenergia, aga mitte klooni jaoks. Temal ei ole seda looja aspekti, tema ei saa seda kasutada loomiseks, ta lihtsalt ainult saab ennast maandada läbi selle. Ja sealt saab ka jälle seda mõnu tunda ehk tunnetada mingisugustki naudingut. Aga inimese jaoks see seksuaalenergia on selline jällegi niimoodi, et inimese jaoks peaks olema seksuaalsus rohkem energeetiline kui füüsiline. Mitte nii palju nühkimist ja nagu ma ütlen, need suured peenised nagu kloonidel on ja kõik, vaid hoopis just seda, et see on energeetika, sa võtad aja maha, sa hingad, sa oled, sa naudid, sa tunnetad ja siis jõutakse nende sügavate tasanditeni. Ja seksuaalsuse juures on kõige olulisem see, et on nii pingutus kui lõõgastus, et see naisenergia, see täielik lõdvestumine, et kui naine tunneb ennast hästi turvaliselt, see naisenergia aktiveerub, see närvisüsteemis mõlemad energiat aktiveeruvad, tegib lõõgastus ja läbi selle jõutakse siis kõrgemate tasandite, et orgasm ei tule läbi pingutuse, vaid orgasm tuleb läbi lõdvestumise, lahti laskmise, selle. Ja mees ja naine siis mõlemad peavad siis pöörama seda energiat sisse poole ja nii, et see püha seksuaalsus on hoopis midagi muud kui siis see, mida me täna teame. Ja kuna see seksuaalsus on teekond jumalani, sellepärast on ta nii räpaseks tehtud ja rõvedaks. Kogu see porno, siis seda häbistatakse.
ta on täiesti ära keelatud, naise keha häbistatakse, kõik sellised asjad. Et ja seksuaalsus on ka hästi erinev hingelise ja hingetu jaoks. Ja inimese jaoks on väga tähtis, seksuaalsus omandab oma tõelised mõõtmed ainult siis, kui seal on armastus taga. Muidu seal ei ole mitte midagi, see jääb tühjaks. Samamoodi sa ei jõua selle jumalani, kui armastust ei ole, aga armastus käib läbi enda armastamise, läbi enesearmastuse. Võime seda ka puudutada korra inimese juures. Puuduta kohe. Ja et inimene otsib armastust väljapoolt, sest maatriksis on õpetatud kogu aeg midagi väljapoolt otsima. Me ei mõista või hooma tihti seda, et see väline maailm, sellest kui palju räägitakse, on ikkagi peegeldus, aga me ei saa aru, kuidas. Ja sinu kaaslane kohtleb siin nii, nagu sa ise ennast kohtled. Täpselt. Kui sa ikka mõtled, et ma olen paks ja ma olen kole, ma olen loll ja või ohverdad ennast kogu aeg, ei sea piire, mis iganes sa teed, siis sul on kõrval kaaslane, kes täpselt samamoodi sind kohtleb. Kui sa hakkad piire seadma, hakkad ennast armastama. Ja mulle meeldis väga üks video, mida ma just vaatasin, et enesearmastus ei ole see, et ma käin massaažis ja ma ei tea, ostan omale kalleid asju ja kohtlen ennast kuningana. Enesearmastus on väga sügav protsess, et sa tõesti ennast armastad esiteks kõikide oma varjupoolte ja kõigega koos, et sa päriselt ennast aksepteerid, võtad vastu sellise, nagu sa oled, aga armastad ennast nii palju, et sa tervened, et sa liigud edasi, et sa muutud, et sa tahad nii-öelda selles mõttes saada paremaks. Et enesearmastus ei ole nagu niisama. Ja see on inimese kõige raskem armastada või saada aru, et ma tahan, et mind armastatakse, aga see ei ole väline inimene. Vaata, kloonil tulevadki asjad väljapoolt, aga meil tuleb kõik seest poolt. Ja sellepärast ma ütlen, et maatriksis õpetatakse väljaspoolt seda armastust saama, aga meil käib kõik vastupidi. Et enne kui ma saan väljaspoolt selle armastuse, mida ma soovin, siis enne ma loon selle armastuse ise endale. Enne ma kohtlen ennast nii, nagu sa siis tahad, et see unistuste mees või naine sind kohtleks. Või inimesed tahavad saada seda täiesti suurepärast ja toredat kaaslast endale. Ja siis, aga see inimene, kes on suurepärane ja tore kaaslane, on tõenäoliselt inimene, kes ennast armastab, ennast austab, ennast väärtustab. Ta ei võta enda kõrvale inimest, kes seda ei tee. Loogiline. On loogiline, sest et kui ma ei toitu tervislikult, kui ma ei tee trenni, kui ma ei ole ise enda sees juba õnnelik, rahul olev, ambitsioonikas, mis iganes need aspektid on, siis miks ma peaksin sellise inimese enda kõrvale võtma? See ju tõmbab mind alla ja see näitab, sinu kaaslane, sinu kõrval näitab reaalselt sinu enda seda, kuidas ennast väärtustad ja armastad. Kui sul on kaaslane kõrval, kes sind kohtleb nagu täielik sitapea, see näitab ju sinu koht ära, et sa lased ennast nii kohelda, et sul ei ole mingit eneseväärtustamist üldse. Ja inimese puhul ongi see aspekt, et saada aru, et korrigeerimine ei käi mitte kunagi, mitte ühegi asjaga väljaspool ennast. Mitte kunagi. Turvatunne, armastus, kõik, mida me tahame saavutada, käib ainult läbi sisemiste protsessida. Ja siis väline reguleerib ennast selle järgi. Kloonil ei ole nii. Temal ei ole niimoodi, tema ei saa usaldada, et universum toetab teda, ta ei saa usaldada kõiki, sest tal ei ole seda, see foon ei toimi tema jaoks, see on tühi maa. Aga meil on, kui me hakkame väärtustama ennast, siis universum vastab meile, sest seal on energeetika taga. Meil on omad hingekaaslased, inimesed tegelikult tulevad oma ühe kaaslasega, kui päris aus olla. Ja kas me räägime seal kaksiklekkidest või räägime, ma ei tea, hingesugulastest, lihtsalt need on järele õrtsitud väljendid, ma ei taha neid väga kasutada. Aga keegi, kes sinuga harmoniseerub nagu täiuslikult. Aga sa pead jõudma saama sellele tasandile või sellele tasemele. Et sa harmoniseeruksid, et te koos mõlemad harmoniseeruksid jõuksidesse kohta, et te saaksite üldse kokku saada. Vist ühes saateski rääkisime, et maatriksi hoitakse seda ära, et jumala pärast kokku ei saaks. Ja mida rohkem ennast tervendame, seda rohkem see võimalikuks saab ja mida rohkem inimesel tekib sisemist harmooniat, seda harmoonilisemale ajaliinile inimene oma elus liigub. Meil on hästi palju erinevaid eluajaliine ja seal, kus on ristumist, kohad, ristteed, sinu enda sisemine harmoonia määrab, vaata nagu Harry Potteris need trepid olid, mäletad, mis liikusid ja siis mis ukse juurde ta jõudis. Kunagi ei teadnud, mis uks see oli.
Need on need samad ajaliinid, mis niimoodi sa lähed sinna trepi peale ja see, mis sinu sisemine seisund on, selle ukse juurde sa jõuad ja sealt sa sisse astud. Kõige parem, mida sa saad teha oma kõikide inimeste jaoks enda ümber, oma kaaslase jaoks, oma laste jaoks, oma sõprade jaoks, on see, et sa hoolitsed selle eest, et sa oled terve. Miks? Kui ma olen terve, siis ma olen õnnelik. Ja kui ma olen haige, ükskõik mis tasandil, siis ma olen kuri, õnnetu ja parasiitlik teistele. Mulle meeldib ajaliine valida, nii et ükskõik mis tahes uksest ma näiteks sisse astun või läbi lähen kas või kodus. Ja sa mõtled, et see uks on nagu siuke, portaal näiteks on ju. Ja sa astud sealt uksest ja sa oled kohe kõige kõrgemal, kõige paremal ajaliinil on ju. Aga see sõltub sellest, kus ennast tunned. Just. Et ingelise aga samas ka, kui sa tunned ennast vaata halvasti, siis juba tegelikult mentaalselt sa astud sealt portaalist läbi ja sa mõtled, et sa oled nüüd juba kõrgemal ja paremal ja siis tänu sellele tegelikult oledki. Mõnes mõttes jah, aga miks on see, vaata, et sõnade ja mõtete, tunnete ja kõigega me loome, aga mis on inimese jaoks veel hästi tähtis, kui sa räägidki sellest tunnete tasandist, on see, et inimese jaoks on nii, et sinu elu määrab ära see, kuidas ennast tunned, sest hingeenergia on loov energia, vaata. Ja see, kuidas sa ennast tunned igas hetkes määrab ära, millises sageduses sa oled, millised ajaliinid sulle avanevad. Kui ma tunnen ennast sitasti, nagu ma just ütlesin, siis ma olen ka selle, kõik resoneerub jama. Tihti mõtlen ka, et hästi mingid spirituaalsed vaimsed inimesed, kes ainult tegelevadki selle vaimse poolega, aga jätavad oma füüsilise keha nagu unarusse, et täpselt ei toitu, ei tee trenni, ütlengi, et sa oled siin planeedil maa nagu, et sul on see keha, et need kõik peavad ju tegelikult olema täpselt tasakaalus ja see, kuidas sa ennast tunned. Ja kui mul on füüsilises kehas paha tunne, sa ei saa ju ennast hästi tunda. No just. Ja kui mu mõtted on halvad, siis ma ei saa ennast hästi tunda. Ja kui mul on halb mõte, siis see aktiveerib mu närvisüsteemi. Ja kui ma panen kehasse jama, siis see aktiveerib mu närvisüsteemi negatiivselt. Ja siis ma ei saa ennast hästi tunda. Ja siis tundubki see välismaailm nii halb ja paha, sest tegelikult me ju kogemegi enda närvisüsteemi. Absoluutselt. Kõik on närvisüsteemis kinni. Ma tegin just Sergei Saadiga tegin intervjuu laste tervise osas. Rääkisime ülekaalust. Tema tõi ka hästi ilusti sisse, et toitumine on ainult üks aspekt, seal on nagu terve rida asju. Ma ütlesin ka Sergeine saate lõpus, aga kas sa oled muga nõus, et tegelikult on kõik kinni närvisüsteemis? Kui ma panen selle negatiivse toidu endale kehasse, närvisüsteem sai ju selle signaali, et mind mürgitatakse, mul on paha tunne sees, see tekitab paha tunde. Kõik on seotud närvisüsteemiga. Ja seepärast ma räägin, inimese jaoks on see määrav. Närvisüsteem on sinu hinge füüsilise tasandi pikendus, väljendus. Sul on vaagusnärv ehk uitnärv, ta on kas siis hirmukanalis või ta on siis selles teises kanalis või on tasakaalustatud kohas, kus ta toimib harmooniliselt. Ja see ongi see, mis määrab selle ära, kuidas sa ennast tunned. Aga kui sa tuled traumast, siis see jääb tardunud olek ehk närvisüsteem jääb lukustusse hirmukanalisse. Ja siis sa oled kogu aeg, sa tunned ennast kogu aeg harvasti, su mõtted on halvad ja nii edasi. Nii et need on need aspektid, mis tekitavad siis need igasuguseid probleeme, aga põhiline on see, et sa pead ennast hakkama hästi tundma. Nüüd, aga mida me teeme selle hästi tundmiseks? Võtame suhkrut, ma ei tea, vaatame mingit asja, scrollime, joome alkoholi. See ei ole õige hästi tundmine, see on see sama, mida teevad kloonid, see on hetke emotsiooni saavutamine läbi lühiajalise dopamiini. See ei ole hea enesetunne, tegelikult ma tunnen ennast sitasti. Nüüd hea enesetunde annab see, et ma lähen jooksma, ma lähen jalutama, ma kallistan oma koera, ma seletasin eelmine kord, serotoniin, oksütosiin ja endorfiinid on need, mida ma tahan käivitada. Ja pikaajaline ka dopamiin või ma teen mida me rääkisime Sergeiga, ma rääkisin ka korra sellest dopamiini teemast, ütles ka, et sellel ei ole väga häid lahendusi, aga ta ütles ka hea asja, vahetada ümber see, kus sa seda dopamiini saad. Et näiteks ma ei tea, hakkan endale midagi üles ehitama, hakkan, ma ei tea, uut projekti tegema, hakkan raha kuskilt looma. Need asjad, kui sa vahetad üles, et see ei ole see scroll või mis iganes, et see lühiajaline dopamiin siis tuleks teisest kohast. See oleks lahendus. Et sa valid parema väljundi sellele. Aga sinu elu, jätke kõik meelde, põhineb sellel, kuidas sa ennast tunned. Ja kui su kehas on halb, kui su hing tunneb ennast halvasti ja kui sul on halvad mõtted, siis selline su elu on, see on kõik puhtalt tunnete tasandi loomine. Kloonil seda ei ole. Ei ole, tal pole tundeid. Neil lihtsalt on. Neil lihtsalt on. Ja meil on kogu aeg halb olla, sest nad ju kogu aeg endast väljapoolt otsivad seda head. Ja miks on see ju, tähendab, mis ongi ju selle maailma probleem kloonidega, on see, et nad kogu aeg tarbivad.
sellepärast, et kuna nende sees on tühjus ja kogu aeg halb tunne, siis ta peab pidevalt tarbima midagi, et tal oleks siis see hetkeline hea olla, see dopamiin sealt korraks. Sellepärast ta peab kogu aeg ostma midagi, sööma midagi, ma ei tea, 100 naise või mehega magama. Sest tal ei ole seda sisemist head tunnet ja see ongi see kurnab ära kogu maailma, see pidev tarbimine selleks, et ennast hästi tunda, selles on probleem. Ma jäin enne korra mõtlema, sa rääkisid, et kui hing laskub kehasse, ta võtab kaasa oma hingemälud ja asjad ja et hingeline inimene näiteks ütleme, et on mingi mitmeid kordi siin planeedil varem käinud ja teistel planeetidel on ju. Aga see hingetu siis, kui tal ei ole mingit hingemälu või midagi, ta siis tulebki lihtsalt nagu niisama või kust ta tuleb või nagu... Ei, no ta tulebki, see keha hakkab looma nagu sellest, et see seemne ja munarakk lähevad, see impulss on seal sees. Okei, sain aru. See info on seal sees, sellest areneb ta välja, aga tema sünnib ja tema sureb. Ja ei lähe kuskile edasi ega tagasi. Ei ole järgmist, vaata seepärast nad räägivad, et järgmist elu pole, reinkarnatsioon ei ole, jumala õige, neil ei ole. Sul on ainult üks elu, neil ongi. Neil ei ole mingit karmat, nad ei pea muretsema, kas nad siin varastavad, tapavad, petavad. Karmaseadus nende puhul siis ei toimi. Kuidas see saab toimida, sest kui sa paljud, ta võib-olla nii palju toimib selle koha pealt, et otseselt ta ei saa toimida väga, sest et esiteks tal pole järgmist elu, järgmises elus ei saa mingid õppetunde tulla tagasi tegema. Võib-olla selles praeguses elus või? Kuidagi moodi saab toimida sellepärast on loodud meil korrakaitseorganisatsioonid. See on algselt mõeldud selleks ja seadused, sest nad ei erista õiget valest. Ja nendel on see, et neil ei ole karmat, vaid neil on see, et kui nad kedagi ära tapavad, siis nad lähevad vanglasse. See on nende karma. See on nende karma. Seda mõtlengi, et selles elus. Neil on, vaata jälle füüsiline, neil ei ole nagu energeetilist fooni, ei ole energeetilist. Nagu universumi seadused nende puhul ei tööta. Ei, sellised asjad neil ei tööta. Ja seda ei ole. Ja inimesel näiteks, kui inimene tahab midagi luua, meil on väga kindel reegel universumis, on energiajäävuse seadus. Selleks, et luua midagi, on vaja selleks tekitada enne teatud kogus energiat. Nüüd ei ole hingelisel, tal ei ole jälle seda. Aga me peame selle energia, milles see looming tekib enne looma, läbi oma elu energia selle andma, ükskõik. Aga neil ei ole seda. Ehk see energeetiline foon, nende puhul sa võid täiesti nagu igas mõttes ära kustutada, unustada, pole olemas. Põnev, väga põnev. Kas sul on midagi veel siia nende hingeliste hingetute teemasse lisada mingeid võrdlusi? Tunnete tasandil mõtleme kohe sellega läbi, et ehk me ei saa siin nende puhul ju rääkida armastusest. See on oluline nüanss, et inimesed ei hakkaks omale mingeid illusioone looma või osad inimesed tahavad hingetuid inimesi parandada või tervendada. Et see ei ole võimalik, palun ärge üldse rääkige sellist juttu. Nii et ärge sealt oodake midagi, mida seal ei ole üldse võimeline, et saaks võimalik, et saaks üldse sündida. Ja nendega suhetes olemine on kindlasti sinu jaoks kurnav, et see ainult tühjendab sind, sest et seal on tühi anum vastas ja see vajab pidevalt täitmist. Seal ei ole seda ei teki sümbioosi, vaid on ainult parasiitlus. Sümbioos on ju võrdne, mina annan, sina annad, meil on koostöö. Aga siis seal on ainult, et võtab ja sina ei saa tegelikult nagu vastu mitte midagi. Et seda endale hästi teadvustada. Kui on hingeline hingetu koos. Jah, kui on hingeline hingetu koos. Aga kui on 2 hingetut, siis nad lihtsalt on. Tore. Mina arvan, et nemad sobivad väga hästi. Nemad söövad, joovad, seksivad, reisivad, ostavad. Ma ei tea, neil ei ole midagi. Meil on hästi. Nad sobivad oma vahel. Neil harmoniseerub, nad võivad juua, nad võivad kõike teha. Siin ei ole mingit vaimset arengut ega midagi, pole üldse oluline. Et sellepärast tuleb hästi rahulikult vaadata, kuidas keegi oma elu elab, et igalühel on oma valik ja see, mis talle sobib, see talle sobib ja ei ole vaja selles mõttes reageerida sellele. Mis veel võiks olla tunnete tasandil? Ma praegu kohe, äkki mul tuleb mingi mõte, mul oli peas, mis oli oluline. Räägime korraks ajust, mentaalsest tasandist. Me rääkisime, et nemad on nagu, ehk siis neil see naiselik ajupoolkera ei tööta. Ja ma tean küll, et meile räägitakse, et meil vasak ajupoolkera juhib paremat poolt ja vastupidi. No, mina ei ole see... Ka pöörame tagurpidi või? Jah, mina ei ole teadlane, ma ei ole kuskil laboris käinud uurimas. See informatsioon, mis minule ülevalt tuleb, ütleb, et hingelisel inimesel on kõik õiget pidi. Parem on parem ja vasak on paremaks. Ma ei hakka vaidlema kellegiga, see ei ole praegu üldse oluline.
aga mida ma tahan öelda, et naiselik pool on see looming. Uued ideed, hingemälust tulevad asjad, igasugused ühendused ja sellised nagu kosmilised ühendused. Ja seda tal ka ei ole. Ehk siis temal ei tulevat enda nagu mingit loovat inspiratsiooni, mõistad? Et miks hiinlased, selles mõttes, et see rass, kes praegu on hiinlased, nemad ei ole need algsed hiinlased. Nad on ühe putukalise rassi järglased. Praying mantis on selline suured rohutütsulaadsed selline kosmiline rass. Ja miks nad kõike kopivad? Sest et nad on hingetud, elutud. Putukalised ei ole hingega. Ja sellepärast neil ei ole. Vaata, nemad on see kärgteadus. Et nad on selle ühe teadusosad, eks ju, siis nad selle läbi nagu toimivad. Putukalised ei ole hingega ka kassid, koerad, loomad. Loodus, ma ei tea, puud, põõsad. Jaa, seal on igal pool hing sees. Aga putukatel ei ole? Ei ole, jah. Et ma üldse ei tea, kas mesilased on muidugi väga, aga nemad järgivad oma seda kuningannat. On see ema mesilane. Aga muidu jaa, ma isegi olen väga tihti mõelnud sellele. Kas võib olla nii, et putukalised on loodud üldse maatriksi tasandi pealt väga palju? Näiteks puugid ja sääsed ja kärbsed ja ma küll ei tea, mis... Ma saan aru, et linnud söövad neid ja mingid muud tegelased veel, aga ma ei tea. Ühesõnaga, aga nad on pandud neid sööma. Aga putukalis ei ole sellist, temal on vaata eesmärk, ta on tööline. Töömesilane. No jah, just sääsed asjad, nagu mis Bill Gates siin leiutab neid vaktsiinisääski ja... Vaktsiini pannakse täna tomati siis poole juba, et see, ma ei tea, salatilehte süstitakse. Üks päev lugesin hambaniidid, paned vaata igemesse ja kohe olemas. Maailm on nii müstiline, kui sa hakkad seda nagu lihtsalt vaatama. Aga ühesõnaga, neil ei ole nagu sellist loovat impulsi, et seepärast nad kopeerivad kõike. Et mis iganes nad teevad, ma ei tea, laulud või midagi. Ja sellepärast on ka nii, et vaata kõik need kuulsad lauljad, väga vähesed kirjutavad oma laule. Neil on laulude kirjutajad, sest et see on see hingeline inimene, kes on laulude kirjutaja. Ja sealt siis see hingetu pannakse laulma ja kogutakse sellega energiat, aga looming on hingelise oma, sest see tekitab inimeses vaata selle tunnete tasandi. Inimese jaoks on ka hästi oluline hääl. Hääl on tegelikult hääl avaneb siis, kui süda avaneb. Et see hing, laulmine on hingeline tegevus selline. Ja siis see on see siis, mida inimene saab selle häälega, millised sagedusi ja ruume ta saab suu luua. Meie oleme laulurahvas. Võimas laulurahvas tegelikult. Et see jah, et temal ei ole siis, ütleme, hingetul ei ole loomingut sellises viisis, sellepärast kooliharidus hingetutele. Miks on toodud sisse seesama see teadus, et nende puhul ei ole nagu seda kosmilist, energeetilist, nagu ma ütlen, maagilist aspekti, et inimene suhtleb universumiga ja manifesteerimised, sellised asjad. Jälle hingetul ei ole seda, tema mõte selles mõttes ei loo mitte midagi. See oli nii kurvasti öeldud. Ta ei loo mitte midagi, ta loob, ma ei tea, ta mõtleb seal neid mõtteid, aga ta nagu selles mõttes energeetilisse fooni ei loo midagi. Ja miks see kollektiivväli on siis tehtud nii negatiivseks, et inimese mõtte kollektiivväljas loob ja sellepärast näidatakse uudiseid ja kõiki muid asju. Et mis kollektiivväljas on, see nagu mõistad manifesteerub, sest jälle on see, et energeetiline tasand kõigepealt, siis see tuleb füüsilise tasandi, siis on võimalik seda, siia luua. See käib niipidi. Et süsteem ei saa ilma hingelisteta, hingeliste loata tegelikult midagi luua, ma rääkisin selle multika taustal. Et meid endast, meile näidatakse, meid õpetatakse, meid pannakse seda loomingut tegema. Nagu hingetud vaatavad, nad näevad selle ära, hingelised ei vaata, see energia ei tule sinna taha, siis tegelikult ei juhtuks midagi. Ei, kukuks kõik kokku. Hingelised, võtke kokku ennast nüüd. Ja ärge vaadake neid uudiseid ja ärge tegelege lollustega ja tõesti hakake oma meelt kontrollima. Ja aju on vaimuühendus. Vaimustus tuleb peale, vaim annab sulle impulsse, annab sulle mõtteid, annab sulle loomingut, hingeenergia tuleb sinna taha, siis läbi füüsilise keha sa lood selle reaalsuses, et siin see, kuidas inimene loob ja asju teeb, see on nagu nii mitmekihiline tegelikult. Nagu sa näiteks, ma ei tea, ainult unistad seal vaimu tasandil siis ehitad õhulosse ja kunagi neid siia maailma ei too, siis nagu midagi ei juhtu.
mis on veel oluline, mida ma tahan öelda hingelise inimese kohta? Inimesel on oma hingeteekond. See midagi, mis väärtust ta tuli maailma jagama. Et nüüd, kui ma teen seda rahapäeva naistele pühapäeval, siis üks eesmärk on just see, et õpetada inimesele selgeks, et kuidas ta leiab selle oma hingeteekonna üles. Ja see on läbi selle lõõgastuse, lõdvestamise, jälle närvisüsteemi reguleerimise, sest närvisüsteem on see hingeteema. Aga kui ma olen ellujäämistasandil, siis ma ei leia seda hingeteekonda üles, siis ma olengi selles ellujäämistasandile ongi vaata nagu see kloonitasand, et kõik on maine, midagi energeetilist ei ole, midagi kõrgemat ei ole, mul ei tule see loovus peale, mul ei tule vaimuühendust. Miks raha ei tule? Ja ma olen nii pinges, mul ei jookse see läbi. Ja minu see rahakanal, see minu see isiklik, millega mina siia sündisin, see on antud mulle kaasa minu hingeteekonnaga. Kui Argo ja Evelin on ju räägivad sellest lõputust mitte universumi, vaid sellest lõputust kontost, mis seal Föderaalreservis on, siis okei, jaa, ta võib seal olla, aga mina näen ikkagi seda, et aga kui sa midagi ei tee või ei loo, Angela, siis sulle antakse lihtsalt sealt need, ma ei tea, see on salasõna, ma olen isegi läinud oma seda salasõna nagu oma teaduses, et kui ma oskaks sinna sisse logida, siis näiteks ma tean, mis mu salasõna on. Aga kui ma midagi ei loo, ja ma lihtsalt istun maha, mul on sealt miljoneid, ükskõik mida ostan, teen kogu aeg, aga ma muutun ju ka nagu kloon, ma muutun ju tarbijaks, sest et ma ei pea väärtust looma, ma ei pea pingutama. Energiat pole taga. No võtta seesama, mis ma ütlesin, see energia jäävuse seadus, et selleks, et midagi luua, peab enne kuskilt see energia sisse tulema, aga siis seda ju ei teki seda jälle nagu tasakaalu. Nii et inimestel on oma hingeteekond olemas ja me lihtsalt peame selle üles leidma ja usaldama, et meie rahakanal on seal. Ja see on see, mida mina tahaksin tõesti väga täna hakata kõikidel inimestel näitama, õpetama. Meestel on see ka, aga praegu alustame naistest. Et sinul on midagi ilusat, mida sa tulid pakkuma. Ja väga paljud ütlevad, et nad ei taha näiteks ennast müüa või taha ennast sinna väljale panna ja nii edasi. Aga kui sa tulid mingi asjaga, mida teistega jagada, siis tähendab see tead veel mida. Mitte ainult seda, et sina tulid siia jagama midagi, vaid seal vastaspool on kuskil inimesed, kes seda kõike vajavad, kes ootavad, sest see aitab neid mingisugusel viisil, on ju? Et ära ole isekas. Jaa, et sina hoiad ennast tagasi, sul on hirm, ma saan aru, see on erinevad aspektid ja võib-olla sa ei usu millegisse ja sa oled ellujäämise tasandil. Aga teised inimesed ootavad seda, mida sina saad maailmale pakkuda, sest et see on nende jaoks, nende teekonnal vajalik. Ja sellepärast ma mõtlengi, et hingelise inimese jaoks ongi see, et me oleme kõik teineteisega ühenduses. Me tuleme siia ja me oleme kõik teineteisega ühenduses, me kõik tuleme väärtust pakkuma, me tuleme teineteist aitama, me tuleme toetama. Ma just mõtlesin, et mulle meeldib vahel seriaale vaadata. Ja näiteks üks minu lemmik seriaale on Netflixis on Virgin River. Ma ei tea, kas keegi on seda vaadanud. Ja siis ma üks päev analüüsisin, miks mulle see seriaal meeldib. Tead miks? No. Seal on kogukond. Seal on nagu väike küla ühes väga ilusas looduslikus kohas. Kõik toetavad kõiki. Kõik teavad teineteisest. Kõik elavad teineteisele kaasa. Kõik toimivad, kui midagi juhtub ühise teadvusena. Nad on nagu oma vahel tervikud. Neis ei ole eraldatust. Ja see ongi see, et minu üks väga suuri unistusi on luuagi nagu selline, võtta üks suur maatükk, luua üks küla ja meil ongi seal võib-olla, meil on oma lihunik, meil on omal, kes teeb juustu, meil on, kes, ma ei tea, koob sokke, aga me elame koos, meil on kogukonnamaja, me tähistame sünnipäevasid koos, me teeme asju koos ja see on see, et meil on kõigil midagi pakkuda. Minul sulle, sinul mulle. Ja seepärast ongi, et hingelise inimese elu ei ole üksildane, vaid tema tuleb maailma jagama ja olema üks kõikide teistega. Aga kloon või saatan ja oldepaht sündis üksinda. Selles ongi asi. Ta sündis üksikuna, ta sündis üksinda, ta ei taju teisi ja see ongi see natsissismi koht. Ta ei taju teist. Meil on küsitud ka, et kuidas ma aru saan, kas ma olen hingeline või hingetu. Ja mingid näited. See on nüüd hea koht, kas ma tajun teisi või siis ma olen selle hinge kaotanud ja ma tunnen, ma täiesti üksinda. Mul ei mitte midagi, ma ei taju mitte kedagi teist. Et kui mul on see hingeline koht, siis mind rõõmustab teistega koos olemine, mind rõõmustab andmine, mind rõõmustab ilus muusika, laulmine, jagamine.
ma teen ju praegu mingid, ma ei tea, 100 asja korraga, keegi mulle ütles ka ükspäev, et kuule, sa pead enda eest ka paremini hoolitsema. Näiteks ma oma sõbral olen talle nii-öelda manager muusikas, noh, ta on muusik, väga ilusaid laule teeb. Ja miks ma teen seda, sest ma tahan, et see ilus muusika jõuaks maailma. Iga kord, kui ma seal ise käin, mul on hing pärast nii täidetud. Ja see ongi, et me oleme teine teise jaoks olemas, teeme koostööd ja mina toetan teda ja ütlen, et kuule, et sa oled äge, sa oled imeline ja sa pead seda maailma kägama, mis sul anda on. Ja see annab ja tõstab teda ja selle võrra saab ju tema rohkem teistele anda. Ja ta tunneb, et keegi toetab ja hoiab teda. Ja võt see on see hingelise inimese aspekti, et meie lapsed, et me tahame mitte küll nüüd ainult enda heaolu hinnaga, ma tahan, et mu raps oleks rõõmus ja õnnelik, ma tahan, et mu armas koer ja kass oleks hoitud, ma tahan, et mu abikaasa oleks hoitud, ma tahan, et siin planeedil elu oleks ilus. Hingeline inimene teab, milline oleks nagu normaalne elu, kuidas kõik oleks hoitud. Valitsus võiks ju täiesti vabalt teha kõik nii, et kõik on hoitud, eks ju. Nii, et ta töötaks nagu inimese poolt, hoiaks, toetaks ettevõtlus, toetaks, nagu teeks nagu heaoluriik. Ja võt, kui sina oled samasuguste mõtetega, nende konservatiivsete mõtetega, mõtled teiste peale, arvestad teistega, tunnetad ja empaatiavõime. Jah, tunnetad ja tajud teisi. Aga hingetu arvabki, et ta teeb seda. Ja, no ma ütlesin, et hingetu, et ma olen seal näinud palju selle vaimses maailmas, nad tulevad sinna ja siis nad arvavad, et nad on väga kõrgelt arenenud ja mis iganes, aga nad ei mõista, et nendel jääb kõik kognitiivsel tasandile, ta kunagi teist tajuda ei saa, ta saabki ainult enda peale mõelda, sest tal puudub võime teisi tajuda. Temal on üksindus ja tema saab ainult teisi kasutada selleks, et ennast siis korraks panna hästi tundma. Aga tema sees on igavene tühjus, et sinna ei ole midagi teha. Ma ütlen veel kord, mina ei tea, kas endale saab hinge paluda või mitte, mul seda infot täna ei ole. Vastupidi saab teha. Hinge ära anda saab kindlasti. Et kui sa kahjustad teisi, siis sa annad hinge ära, sest hing on empaatiavõime, hing on see, kus sa mõtled teistele ka. Ja endale ka armastad ennast ja armastad teisi. Aga kui sa teed asju, mis teisi kahjustavad, mis maailma kahjustavad, loodust kahjustavad, siis see ongi see koht, kus sa annad hinge ära, hing lihtsalt ei saa sellises tasandis eksisteerida. Hingetu kuulab ja vaatab märksõnu ja mõtleb, et nüüd ma olengi hingetu. Ei tea jah, kas nad vaatavad ja kuulavad, ma isegi ei kujuta üldse ette, mida nad mõtlevad. Et jah. Lihtsalt on. Ja. Las nüüd siis olla. Nii et selline see maailm on. Mis meil järgmises episoodis teemadeks tulevad? Järgmises episoodis me räägime tervenemisest. Ma tahan väga rääkida sellest, kuidas inimesed saavad siis iseennast põrgust välja aidata või saavad, et mida siis inimene vajab selleks, vaata, et hing tagasi saada, et hingekristall taastada, et see fraktaalväri läheks meil korda, et leiaksime üles kõik selle vägevuse, mis meie sees on, et me võtamegi jälle, kogu aeg hakkame võtma läbi 3 tasandi, kui me räägime. Võtame kehaliselt, mida me vajame, mida me siis hing vajab ja mida me siis mentaalselt tasandil vajab. Aga üks asi näiteks, mida ma tahan juba täna kaasa anda, ma ütlesin enne, et hingeline inimene peaks olema mõlemakäeline. Et hakake vasaku käega või ma ei tea, kummakäeline te olete, mõned on vasakukäelised. Hakake mõlema käega harjutusi tegema. Võta näiteks kätte, kirjuta iga päev vasaku käega 1 lehekülg. Alguses on õudselt ebamugav, aga sinu aju, mis on hingelisel inimesel veel ajuga, tema aju tahab saada raskuseid. Mõistad, vaata nagu igasuguseid asju lahendada ja teha ja siis see arendab aju ja see paneb aju hästi tööle, see vaimuühendus tekib tohutult suur. Õpi keeli, loe raamatuid, mängi pillid, super, klaver näiteks, siuke nagu mõlemad ajupoolkerad lähevad tööle, sest et nii vasaku parem käsi peavad toimetama, kitarri samamoodi. Et võta ja pane see teine pool endal tööle, et see naiselik pool praegu siis hakkaks tööle, kui ta näiteks ei tööta. Et see on juba esimene asi, mille ma saan kaasa anda. Aga järgmine kord ma räägin seda, kuidas tervendada aju, kuidas tervendada hinge ja räägin üldse, kuidas see trauma meid mõjutab, mida ta närvisüsteemiga teeb. Ma räägin nagu detailselt lahti, sest ma olen selle enda jaoks hästi selgeks teinud. Nii et järgmine episood saab siis tulema sellest, et kuidas ennast tervendada, saad ise kodus teha, võite tulla abi küsima, vahet pole. Aga jah. Kellel siis tänase hingeliste hingetute teema kohta küsimusi tekkis, võite julgelt kommentaare jätta, väga ootame. Ja pange sinna alla ja siis me jälle järgmise saate alguses vastame. Just, ja ärge siis unustage jagada oma hingetute ja hingeliste sõpradega. Ja et pajutage ka meile sinna siis seda nuppu, et jälgi. Ja, sest et see aitab algoritmi, see aitab neid teadmisi info jõuab õigete inimesteni. Just, et kellelgi on seda vaja
ja siis meie oleme ju ka siin selleks jällegi, see on meie hingeteekond, ühel hetkel ärgata, neid asju maailmaga jagada ja keegi on seal vastas, kes seda vajab, nagu ma enne ütlesin. Aitäh, et kuulasite! Järgmise korrani!